Aga eks ma hakkan jutuga järjest peale ja esimese asjana jagan ekraani. Nii, ja nüüd peaks teil vähemasti pealkiri ilmsesti paistma, eks? Nii. Nii, ja eks kuskilt tuleb peale hakata ja veel viimasel nädalal sattusin ma ajalehest peale ühele väga kihvtile mõttele, mis minu meelest võtab kogu selle eelarve tegemise hästi kokku. Seal lehes teda küll mingis teises kontekstis esitleti seda lauset, aga minu meelest on see ikkagi vägev, et visioon tegevuseta on nagu unenägu, aga tegutsemine ilma plaanita on õudusunenägu. Ja ma kujutan ette, et seda on võib-olla ehk tundnud kõik, kes on mingi suurema projektiga kokku puutunud. Ja et natukene ikka seda hirmuõhkkonda ka lisada, siis täna ma ei tahaks ühte või kahte olulist teemat üles tõsta, sest nii nagu eelmistes moodulites oli tehtud, sest täna me jõuame sinna, et tegelikult üks projekt toimib siis, kui kõik detailid on paigas. Nagu autol piisab, et kumm on tühi ja kogu see vägev detailide hulk, mis sinna kokku on kruvitud, enam ei sõida. Ja nüüd me oleme täpselt selles etapis, kus need tuhanded detailid on vaja omavahel kuidagi ühiseks saama ja sellisel moel me nüüd hakkamegi vaatama, kuidas seda kokku panna nii, et kaosest saaks ikkagi mingi struktureeritud infokogum, aga samas need detailid on seal kõik kirjas. Ega midagi tohutult keerulist selles asjas iseenesest ei ole, et nii nagu te viimased moodulid olete tegelenud erinevate tegevuste nimekirjade tegemisega, et mida on mul vaja teha selleks, et saavutada oma eesmärk, siis hakatuseks me mööda neid tegevuste nimekirju lähemegi ja tegelikult te olete neid ka juba omajagu kirja pannud ja sealt pealt on teil ka hea edasi minna. Ja meenutuseks ongi mul siin välja toodud, et mida me ühes või teises moodulis tegime. Et moodul 1 tegeles siis 5 miksiga, et miks me ühte või teist asja teeme, millist väärtuspakkumist me loome, millised on meie eesmärgid ja loodav mõju. Ja kõigis järgmistes moodulites hakkasime siis lähemalt kirja panema, et mida me nende saavutamiseks siis teha tahame. Ja just moodul 2, kuidas oli see, kus me siis juba põhjalikult läksime tegevuskava juurde, rääkisime juba meeskonnast, rääkisime ka väiksematest teemadest, mis on natuke hiljem lisanduvad ehk ka see, et kuidas keskkonnahoidu arvestada, milliseid tegevusi sinna juurde nimetada, aga ka riskistsenaariumitest, et mis juhtub, kui üks või teine tingimus, mille me oleme endale seadnud, ei realiseeru, et mida me siis tegema peaks ja millise tegevusplaaniga siis edasi peaks minema. Ja tegelikult kõik need tegevuste nimekirjad on aluseks ka eelarve tegemisel. Ja nüüd need teemablokid, meeskond, tehniline teostus, need on need punktid, mille ma nüüd panin siia moodul 2 juurde, et hakkaksid ka need ürituste struktuurid mingisugusel moel toimima ja eks kui teie oma projekti siis sellisel moel kirja panete, siis kui need teemad on kõik kirjas, siis on põhjust hakata neid riduga omavahel tõstma nendesse kohtadesse, kus on mingid ühised nimetajad. On need siis teemad, on need vastutajad, on need mingid valdkonnad, mis toimivad ühtselt. Et sellisel moel saate te neid tegevusi hakata juba enda jaoks struktureerima. Teades, et praegu kuulajate hulgas on nii neid, kes on väga palju eelarveid oma elus teinud ja neid, kes päris esimesi teevad, siis ma jõuan ka mõne sõnaga rääkida päris sellisest aastajoost, mis kõigile ei pruugi olla huvitav, aga mõnele kindlasti. Ja näitena on siis toodud siin kontsert, et millised kulud, millised tegevused, millised read võiksid seal siis olla, sest kõigil teil ju mingid sorti artistiprogrammid ka oma üritustest tulevad, ehk see on siis üks näide, mida ühes teemavaldkonnas siis kasutada.
Ja siin on siis toodud, et mis nende esinejatega siis saab, et esinejad saab nimetada nii ühel päeval, 2 päeval, aga kui ühel päeval võib olla mitu kontserti, nii et võib juhtuda, et teil võib olla vaja kontserdi puhul või kontserdifestivali puhul teha ka päris mitu eelarvet, et kontsert algusega kell 1, selline esineja, selline inimeste arv, mida esinejatele tasuda tuleb, millise lepingu alusel, kas nad vajavad transporti, ööbimist, toitlustamist, kuidas te kokku lepite, kas teie korraldajana pakute seda kõike või korraldab esineja ise ja esitab ainult kuludokumentatsiooni või on juba kokku lepitud, et tasu sisaldab kõiki neid kulusid. Et eks need teemad tuleb kõik siis enda jaoks läbi mõelda ja artistidega siis läbi rääkida. Kui on need esinejad olemas, siis otse loomulikult peab vaatama, et kus on see ruum, kus nemad esinevad, millistel päevadel nad seda teevad ja ruum üksi ei pruugi nende esinemiseks piisav olla, saab vaadata üle kõik need ülejäänud detailid, et on sinna vaja lisapoodiumeid, tehnikat, kas on ülesehitusel, mahavõtmisel vaja abijõudu või pakub seda ruum juba ise, teenindamine, tõstukid, kõik, mis selle lava ümber on, aga ka ühel hetkel kontserdi enda teenindus, et kas seal on vaja teha lisavalgust, lisaheli, videot, kas seal on lillede kaunistused, kas seal on publikutsoonis midagi olulist teha, management selles mõttes, et nii nagu teatris on inspitsient, kes ühel hetkel jälgib laval toimuvat ja juhib seda, annab märku, kellel millal lavale minna, ehk selline lavamanager. Aga ka see, et kuidas see rahvas sinna saali saab, et kas on olemas piletimüük, kuidas see on korraldatud, kuidas inimesed ligi pääsevad, kuidas inimesed teavad, et millise koha peal nad istuda saavad ja nii edasi. Sellele kõigile ju eelneb enne ka kutsed, piletid, plakatid, teavitus, et kust see külaline peaks teada saama, et sellisel ajal selline võimalus tal on ja kõik need tegevused, mis siis on vaja teha, et see külastaja siis kätte saada, informeerida ja panna teda otsustama, et ta tahab sinna kontserdile tulla. Nii et kõik sellised tegevused. Nii nagu kontserditel, teatrite puhul on ka kõiki muid asju, mis seal ümberringi võib olla, et kas saabumisel saab kohvi, kas seal bänd tahab plaati müüa, välikontserdidel kindlasti ka muud teemad nagu välikäimlad, võib-olla ka mingid teised tegevused, lasteaiad, lastehoiud, mis iganes sinna ümberringi võivad tekkida. Ja tegelikult on veel terve hulk kaudseid tegevusi, mis kontserdiga seonduvad, mis on olulised, aga mida nii vähem kogenumad tihti tahavad ära unustada, et igal kontsertil esitusel on autoriõigused, need tegelikult peaks kokku leppima enne kontserti, pärast tasutakse mingeid makseid, väliüritustel kindlasti tegevusload, eriti kui seal on võib-olla liikluspiiranguid, mingeid loodushoiuga seonduvaid asju, aga ka sellest võib sõltuda ka korraldusmeeskond, et see ei pruugi olla nii lihtne, et üks inimene teeb kogu asja ära, vaid seal võib olla teemasid ja valdkondi, kus on seda meeskonda juurdegi vaja. Ja nii nagu see näide on, et ühel hetkel, kui see on festival ja sisaldab näiteks paljusid kontserte, et siis millised teemad seal siis võivad tekkida, et milliseid ettevalmistuse asju annab teha ühe kontserdi tarvis, aga millised kehtivad mitme kontserdi jaoks ühe korraga, sõltuvalt sellest, kes esinevad, võivad olla samasugused, ei pruugi, sest näiteks kui on tuur, üks ja sama bänd teeb igas saalis ühte sama kontserti, siis teatud asjad kattuvad. Kui on igal kontserdil erinev esineja, siis tõenäoliselt suur hulk nendest asjadest, mis siin enne nimetati, võib minna muutusse ja korraldaja sellel ühel hetkel peab kenasti näppu peal. Ja kui on olemas tegevus, siis sellel tegevusel on tõenäoliselt ka mingit sorti kulu ja sellisel juhul peaks ta sinna eelarvesse ka sisse jõudma. Ja sealt me taas jõuame selle vastutusalade juurde, et kui meil on abilised, siis abilistel peab olema ju info, et kes mida teeb ja ka projektijuhil ta ei jaksa ju kõikide asjadega ise tegelda.
see on ka üks hea vahend ülesandeid delegeerida, et delegeerid tegevuste valdkonna, abiline kirjutab tegevused, lepib kokku, täidab eelarve ja informeerib sellega ka ühtlasi projektijuhti, kes siis saab teada, et kus kaugel ühe või teise asjaga ollakse. Ja nii nagu eelmisel lehel paistis, et on nii ühekordseid tegevusi, mis seonduvad ühe konkreetse kontserdiga, aga kui on ka rohkem tegevusi järjest, siis tasub need asjad üle vaadata, et mis on siis pikaajaliselt kasutatav, mis on need asjad, mida ei ole mõtet kontserdi peale kuludena lahku lüüa, mis asjad lähevad kogu projekti perioodi peale ja arvestades meie situatsiooni, kus me tegelikult kõik projektid ju teevad päris pikka projekti, paljud teist tahavad juba sellel aastal esimeste tegevustega peale hakata, paljud on ka alustanud juba, aga viimased sündmused toimuvad 24-25 aastal. Et siis on selge, et need kokkulepped ja asjad tuleb teha nagu erinevates staadiumites, et mõned, mis lähevad siis terve perioodi peale, aga on ka mingid asjad, mis on ühel hetkel ühe sündmuse kaupa eraldi. Nii et igaühe projektid on väga erinevad ja spetsiifilised, aga siis selle järgi te saate määratleda, mis on teie enda vajadused ja panna need struktuurid paika niimoodi, et ta teil esimeses järjekorras oleks kasutatav kogu see infobaas. Ja kui mujal maailmas ja majanduses räägitakse ka tihti püsi- ja muutuvkuludest või kaudsetest otsestest kuludest, siis väga laias laastus tegelikult need on need samased, et muutuvkulud on üldjuhul seotud ikkagi ühekordsete tegevustega ja seonduvad mingi ühikuga. Püsikulud on sellised, mida ei ole põhjust ühe ühiku peale laiali jagada. Näiteks on mingil põhjusel naistepäeva kontsert, pakutakse kooki ka juurde, siis kookide arv on seotud piletite arvuga, on vähem kohti või pileteid, kulub ka vähem kooki. Aga pikas variandis ja see, et kas raamatupidaja tasu sõltub sellest, kui mitut kontsertit ta parasjagu dokumentidega pärast aruandest läbi kannab või mitte, seal saate teha omad otsused. Ja kaudsed otsesed kulud niisamuti, et mis on otseselt ühe kontserdi peale, mis on kaudsed, mis tuleb teha. Nii, ja eks neid tegevuste nimekirju saab siit järjest edasi teha, et moodul 3, siia ma olen spetsiaalselt vaadanud neid materjale, millest tollel korral räägiti ja katsunud siia mingid teemad lihtsalt meenutuseks tuua. Teil endal on see tõenäoliselt juba palju kaugemale arendatud, et milliseid sihtgruppe te otsite, kuidas te kaardistate, mis tegevused seal on olnud, kas te teete selle ise või tellite ja mis sellest siis tuleneb, et kas tellimisel saab kõik ühe paketina kätte anda, tuleb ühe arvega või on selle asemel põhjust ise teha, aga sellisel juhul, kui mitut inimest te vajate, mitu töötundi selleks vajate, kas meil on meeskonnas keegi spetsialist, kes suudab meid juhendada või meil tuleb näiteks osaliselt know-how sisse osta. Nii et kõiki selliseid asju te saate siis hakata omale järjest kirja panema. Ja üks mantrana tulev küsimus, mis siin on, et mida varasemates moodulites muuta, sest iga selline kaardistus annab teile ju infot ja mõtteid juurde. Ja ühel hetkel on põhjust teha kahtlemata need otsused, et kas täpsustada eelmiste moodulite tegevusi või mõnel juhul ka muuta neid ja asendada millegiga, mis teile nüüd seda tööd läbi tehes olulisem tundub olevat. Täpselt sama juhtub moodul 4 teemadega, et kui te jõuate selleni, et kellega koos te teete, kui te olete fikseerinud, et millised on partnerite huvid, milliseid tegevusi tulebki teha partnerite huvides, võib-olla ka väljaspool Eestit, nende asupaigas, millised vajadused neil on. Ja kui selgub ka see, et mis on siis partneri valmisolek panustada, olgu siis raha, töötundide või muuga, siis kõik see on tegelikult teie jaoks oluline info ja peaks jõudma sinna eelarvesse. Et ühel hetkel on selge, et
meie juures toimuvad sellised üritused, nende juures toimuvad sellised, selleks on vaja neid asju, neid inimesi sellise rahatöötunni ja kõige muuga ja see jookseb teil kõik oma tabelis ühel hetkel koos. Ja ka seal on see, et üks asi on see üritus, mis toimub siin või sealpool, aga ka seal, et mis on need korralduskulud, üldised tegevused, mis võimaldavad selle kontakti luua, kas seal on mingeid reisimisi, kas seal on korduvkülastusi, kas seal on mingeid paberite ettevalmistusi või tekstide loomise või ka kommunikatsiooni puhul fotode, videomaterjalide, millegi tootmist, kõik sellised tegevused. Kui teil on selge, mis on huvid ja vajadused, te saate kirja panna, et eesmärgi saavutamiseks teen ma seda ja panen järjest tegevused kirja. Ja kellega mooduli juures võib-olla minu jaoks üks huvitavamaid seal oli kuulda ka see, et mõte, et keda veel võiks minu üritus huvitada ja kes tahaks selle nimel panustada. Et üks asi on see, et mõelda need partnerite huvid välja, aga teine asi, et kellele seda veel pakkuda, sest ka maailmas on infot palju ja inimesed ei pruugi teie tegemistest teada, aga ometi teema võib teda huvitada, et ta tahaks panustada, et kuidas ta üles leida ja kuidas temaga samasugused asjad kokku leppida, nagu need partnerite puhul siin jutuks oli. Ja otse loomulikult, et mida siis varasemast sellest tulenevalt muuta on vaja. 2 moodulit veel, et teie teate paremini, mis te seal juba kuulsite ja mida te selle pealt olete arendanud, aga lihtsalt meenutuseks, siis olgu need teemad siin veel, et kas on mingi strateegia, kas on mingid kanalid, kas ja mida teevad partnerid, millist turundusmeeskonda me vajame, milliste sündmuste kaudu me kavatseme välja paista, mis tegevused, ajakavad, maksumused, mida Eestis, mida väljas ja mida varasemas muuta, et kõik need asjad saab siis hakata enda jaoks sinna kirja panema. Ja viimane moodul, kui palju, et eelkõige jääb siit see sõnum, et ühel hetkel, kui te näete, milline info hulk on ühel hetkel teil enda jaoks vaja ära süstematiseerida, et siis kas teie tiim tuleb sellega toime, kas te vajate abilisi, kas nendel abilistel peab olema mingid spetsiifilisi teadmisi, et on see siis finantsplaneerimise alal, on see taotluste kirjutamise, esitamise alal, on see juriidika ja vormistamine, aga ka eelmiste moodulite juurde tagasi jõudes, et kas mul on see kommunikatsiooni inimene olemas, kes teab täpselt, mida oleks vaja teha, kes vajab võib-olla abi ja nii edasi. Ja kaasa arvatud see, et mida siis eelmises muuta, kui meil see tänane loeng on läbitud, mis ideed tekivad, mida me eelmises peaks muutma. Ja üks raamatupidajate finantsjuhtide lemmiklaused, et ega midagi 2 silma vahele ei jäänud. Et kogu aeg on see, et ega mul ei jäänud midagi kirja panemata. Ja siin võib-olla üks hüpe, et mu tudengid Viljandis, kus ma lavastuse produktsiooni loengut annan, tihti ka küsivad, et aga kui ma saan mingi asja tasuta, et siis ma saan see ju kätte, miks ma seda peaks eelarvesse panema, siis minu soovitus on alati, et ka 0 read peaks tegevusena alati kirjas olema, kas või sellepärast, et hoida omal süsteemset ülevaadet, et jah, ma olen selle teemaga tegelenud, mul on sellele lahendus selline, et keegi on valmis panustama, sisuliselt kaasfinantseerima projekti ja valmis mulle selle teenuse või asja siis andma, aga et ma näen, mis faasis mul see kokkulepe on. Kui rida ei ole, siis on ka alati võimalus, et mul jäi äkki 2 silma vahele. Ja ühel hetkel seda eelmisel õhtul või veel hullem samal päeval avastada, no ei ole meeldiv tunne. Nii et see 2 silma vahele jäämise asi, see on asi, mis on kogu aeg kuklas ja kogu aeg jääb, et ega mul midagi 2 silma vahele jääb. Edasi nendel tegevustel on vaja saada taha summad. Ja mulle meeldis siin kellegi kolleegi jutu sees leida ühel hetkel lause, et mis oli küll esitatud esialgu inglise keeles, aga eesti keeles siis kõlab, et eeldamine on läbikukkumise alus.
eriti hea meel oli mul veel kuulda, et see on Piret Ausi ja Kristiina Alliksaare lemmiklause, mida nad ei väsi kordamast Viljandi Kultuuriakadeemia tudengitele. Et see on asi, mis mulle väga meeldib. Ja kogu selle asja mõte on siis see, et kui me ei tea, mis number sinna panna, siis tuleb see teada saada. Et seda on hästi palju ka küsitud, et aga hästi panen tegevuse küll kirja, aga ma ei tea ju, mis asi maksab. Ja kas keegi saaks mind aidata selle maksumuse osas? Jah, ongi erinevad variandid, et kas leida endal siis abiline, kes teab, mis asjad maksavad, või siis teha see töö ära, et uuridagi, et kes sellist teenust pakuvad, mida need teenused tänasel hetkel maksavad ja meil ka korduma kipuvate küsimuste nimekirjast on näiteks ka see, et kas ma peaks neid hinnapakkumisi täna juba võtma ja kas me peaks neid ka selle taotluse juures pärast esitama, siis minu vastus on see, et tegelikult esimene asi on oluline, et te ise teate, mida mingid asjad maksavad. Ja meile peate te olema pärast lihtsalt suutma ära veenda, et te teate, te saate sellega hakkama. Ja niimoodi on. Ja näiteks, miks ma siia ka panin selle viimase rea, et kellele teenuse pakkujatest oleks põhjuslikult praegu eelbroneering teha, tundub, et see on võib-olla liiga vara ja veel. Aga mõni näide juurde, et Vanemuise Kassitoome kontsert, mida nüüd on 10 aastat tehtud, siis seal need detailid olid siis sellised, et selleks, et sümfooniaorkester koos valguse, heli ja ka otseülekande tehnikaga lavale mahuks, peab see lava olema 12x18 meetrit suur ja uurides, et kes sellist asja pakub, selgus, et tegelikult terve Baltikumi peale on üks ainuke firma, kes seda rendib ja üles paneb. Ja see tähendab seda, et kõik suuremad üritused, kes sellises mõõdus lava vajavad, on tegelikult juba varakult ennast sinna kalendrisse kirja pannud. Ja ühel hetkel on ka see, et sa võid ju tahta mingil kindlal nädalavahetusel seda lava rentida, kui ta on selle näiteks Vanemuisele ikkagi juulikuu viimasel nädalavahetusel ära lubanud, siis Poolast või Soomest või kuskilt kaugemalt tuua võib see olla kas liiga kallis või ei saa sealt ka kätte. Ja võib-olla on siit põhjust teha siis ka see tagurpidi link, et äkki ma peaks siis üritusele mingit teistsugust kuupäeva otsima. Nii et need eelplaneeringud eriti arvestades, et meil on siin kõik on suured projektid, on juba täitsa mõistlik mõelda, et mis mu vajadused on, kellega ma peaks juba praegu läbi rääkima, et nad teaksid, mis kus toimub. Üks näide võib-olla veel, et meie loomenõukogus on inimene nimega Mari Kalkun, kes ütles, et temale on näiteks tehtud üks eelplaneering juba aastaks 2026 ja Tampere poolt, kes esialgu alles kandideerib kultuuripealinnaks, aga ometi on ta pidanud vajalikuks igaks juhuks juba planeering praegu peale panna. Seda annab pärast tühistada, kui ei peaks näiteks kandidatuur õnnestuma. Aga artist juba teab, et tema vastu tuntakse huvi ja teavad ka seda infot omavahel ja pilti juba kokku panna. Muidugi me saame aru, et need hinnad ei ole lõplikud 24. aasta kontekstis ja seetõttu nendesse hinnapakkumistesse tulebki praegu suhtuda niimoodi, et meil on vaja teada saada, palju see maksab praegu ja püüda hinnata, mis selle 3 aasta jooksul võiks see hind teha ja siin on just see hinnapakkuja ühel hetkel ka ehk oskab midagi öelda ja arvata, et milliseks hind võiks kujuneda. Kuigi tõsi on, et vaevalt keegi praegu siduvaid kokkuleppeid teeb, aga endal ülevaade peab saama selgeks praegu, sest eks need hinnad ongi väga erinevad ja ei pruugi olla niisama lihtne, et võtab 5x8 meetrit lava, neid on palju, tahad juba 8x10 meetrit, siis esiteks, kas neid pakkujaid on ja need hinnad ei pruugi olla sugugi nii väikeste vahedega, sest ülesehituse aeg muutub, tööjõu vajadus muutub, ka see, kui kiiresti seda peaks üles ehitatama
ja maha võtma ja kui pikaks ta üles jääb, kõik nendest asjadest peaksid need summad ju hakkama ühel hetkel koosnema. Ja oluline meile ühel hetkel on näidata, et te olete omad teemad lõpuni läbi mõelnud, need asjaolud on selged, kirjas ja vajadusel eelkokkulepetega kaetud ja sellisel juhul on meil ühel hetkel juunikuus väga hea võtta see eelarve ette, näha, et näed, need inimesed on suurepäraselt asjad läbi mõelnud. Me julgeme usaldada küll, et kui me anname selle raha nüüd kätte, et siis see üritus toimub täpselt nii, nagu te olete planeerinud. Ja sellisel juhul on ka meil hea kerge teie kasuks otsustada. Kui aga seal on mingid augud sees ja me näeme, et üks või teine asi, kas seal on puudu kommunikatsiooni inimene, kas seal on mingid asjad jäänud kahe silma vahele üldse, siis kõigepealt taotluse faasis me saame tagasisidega paluda teil neid asju täiendada, aga ühel hetkel on see otsuse koht ka ikkagi, et kas me usume, et see asi toimib sellisel moel, kas me saame seda raha anda. Järgmine teema Excel ja arvutustabel. Excel on veel üks selline asi, mille kohta on hirmus hulk erinevaid hirmujutte välja mõeldud ja räägitakse, kuidas Excel otsustab ja veel midagi. Mina olen Exceli tabeliga palju aastaid kokku puutunud, minu jaoks on ta põhimõtteliselt selline tööriist nagu haamer naelalöömiseks. Et Excel ise ei otsusta midagi, küll aga see, kuidas sa oskad seda Excelit kasutada ja seda infot seal koos hoida, vaat see võib olla oluline ja see, kui need numbrid, seosed hakkavad seal toimima, siis see pilt võib ühel hetkel anda kiirema ülevaate kui mitu lehekülge tavalist teksti. Nii et see on see, miks ma kõiki eelarveid soovitan teha Exceli arvutustabelis ja mitte kasutama teda ainult nii-öelda paberina, kuhu on toredad ruudud maha joonistatud, vaid nii palju kui võimalik peaks olema ikkagi kõik seosed kirjeldatud valemitega. Et kui teil mingi info muutub, siis te muudate ainult algandmed, aga kõik ülejäänud seosed jäävad paika ja las masin arvutab teie eest. Vähem vigu, kindel, et on õiged summad ja kohe selgub, et kui mul nüüd mingi element läheb kallimaks, kas ma siis tulen veel välja või ei tule või pean äkki raha juurde kuskilt otsima. Ja julgen öelda, et tegelikult ega need valemite panek sinna ei ole ka teab mis keeruline. Et siia ma olen nüüd mõned asjad välja toonud, et põhimõtteliselt on see, et kui lahtrisse kirjutada selline asi, et võrdusmärk 1 korda 2 ehk siis number 1 korda, see tärm tähendab kordamist ja 2, siis tegelikult masin juba teab, et ta peab ühe kordama 2-ga ja juba see valem töötab. Ja miks ma siia olen pannud selle A1 või A2, et tegelikult kui see number asendada lahtri aadressiga, kus üleval teil on alati tähed ja siinpool küljes on ridade numbrid, siis piisab sinna lahtrisse panna see algnumber ja ta lööb need asjad kokku ja teeb teie eest asja ära. Ja põhimõtteliselt ega väga palju neid tehteid palju rohkem ju on liitmine, on lahutamine, on korrutamine, on jagamine. Protsentarvutus toimub nii nagu 4. ja 6. klassi matemaatikas, et protsendimärk numbri taha pannes viib selle koma koha siis 2 kohta edasi, et põhimõtteliselt annab selle sama välja, et kas sa sisestad 0,2 või sa kirjutad 20%, et põhimõtteliselt korrutuses annab ta sama efekti. Ja need sulud ma märkisin siia, et nii nagu matemaatikas vanasti õpetati, et korrutamine ja jagamine käib alati enne liitmist ja lahutamist ja kui siis on vaja mingil juhul näiteks summat korrutada, siis kõigepealt summa läheb siia sulgude vahele ja siis korrutamine või jagamine toimub siis väljaspool sulge. See asi on teil kooli matemaatikast kindlasti meeles. Nii et tasub katsetada mõni hetk edasi ja siis ma näitan ühte tabelit ka, kus me saame paari asja sellisel moel korraks kontrollida. Pikalt ma sellega tegeleda ei taha, aga kellele on see vajalik ja need saavad vaadata. Ja nendest olulisematest valemitest teie jaoks ehk tõenäoliselt see summa ongi kõige olulisem
valem ja kirjeldatakse teda siis nii, et ongi, et võrdusmärk, summa funktsioon, sulud algavad siis esimene lahter, millest alates summeerida ja viimane lahter, kuhu nii summeerida, sulg kinni ja siis ta juba oma töö ära teebki. Ka siin mõned arvutused, mida teil tihedamalt vaja võib minna, et käibemaksu arvutus näiteks, et teil on ilma käibemaksuta hind, teil on vaja koos käibemaksuga hinda, ehk siis teil on vaja lisada see 20% käibemaksu, siis kõige kindlam ja turvalisem on seda siis teha valemiga võrdub, siis see, mida X on siis see, mida te tahate korrutada, ehk siis ilma käibeta hind ja sinna siis korda 1,2, siis ongi tulem on koos käibemaksuga hind. Ja palgaarvestus, milleni me täna väga ei jõua, aga mis on kahtlemata üks oluline asi teil enda selgeks saada, on ka see, et kui te kellelegi tasu maksate, siis kui see on brutotasu, siis jah, lepingusse te saate selle bruto panna, aga teil kulu on ju suurem, ehk korda see 1,338, mis tähendab, et te olete lisanud 33% sotsmaksu, 0,8% töötukindlustust ja tegelikult need maksud te peate teie tööandjana kandma maksuametisse. Ja eraldi teema on veel see, et tegelikult ega inimene ju ka brutot kätte ei saa, vaid inimene saab siit vähem kätte ja teises lahtris saate välja arvutada, et kui siit nüüd veel tulumaks kinni pidada ja töötukindlustusosa ja pension ka, et palju ta siis tegelikult kätte saab. Aga see on asi, mida siis saab teha kas palgakalkulaatoriga, mille leiab internetist, või siis panna omal seal juba valemist arvutama, et te seda kogu aeg ühekaupa käsitsi ei tee. Exceli puhul paar teemat veel, mida ma tahaks puudutada, on lahtriformaadid, sest ka siin viimase nädala jooksul nõustades ühte või teist projekti on olnud juhuseid, kus näiteks teksti sees tõstetakse number eelarvesse ja siis selgub, et see number on näiteks tekstiformaadis, oli juhus, kus siin näiteks 1000 eraldaja oli tühikuna vahel. Excel sai aru, et see on tekst, ta ei pea seda kokku liitma ja summa arvutus oli vale, sest ta ühte numbrit ei võtnud sisse, see oli tekstiformaat. Neid asju tasub vaadata. Ja ühel hetkel teil ka on oluline, et kas siis lahter on numbri formaadis või tahate juba ilusamat, et seal on ikka see valuutamärk ka küljes, siis selle saab lisada ka protsent, et nüüd ma tean, et see lahter sisaldab protsenti, et siis seda annab kirjeldada ja neid võimalusi on seal veel. Funktsioonidest, mida ma tahan nimetada, on veel komakohad ja 1000 eraldajad, sest ma olen elus näinud hästi palju eelarveid, kus esimene pilk peale ja vaatad, et ohoo. Ja see ohoo on tulnud sellest, et mõnel juhul on näiteks 0, ja siis 8 komakohta järjest, tundub marupikk ja oluline number. Seal samas teine on 1000 ilma igasuguste lisadeta, see number on palju väiksem. Ehk tegelikult selleks, et teil oleks lihtne üle vaadata, siis tegelikult kõik numbrid, valuutad võiksid olla ühes formaadis, alati 1000 eraldaja vahel, sest meil on summad suured ja kogu aeg vaadata, et kas siin on nüüd 5 või 6 või 7 järje kohta. Palju lihtsam on, kui need 3 kaupa on eraldatud, kohe näete, milles asi on. Ja ka see, et neid sente ei ole rohkem kui 2 kohta, siis ta jookseb ülevalt alla täpselt niimoodi ja siis on tõesti, et kui on ikkagi pikem number, siis on vaja sellele rohkem tähelepanu pöörata. Kui on väiksem, selle võrra lihtsam on pilt, sipsti üle ilma mõtlemata on juba selge, millise asjaga on põhjust tegeleda. Veergude lisamine, kustutamine on asi, mis teil saab hästi käppa, sest nagu te jälle mõne tegevuse välja mõtlete, nii te sinna selle veeruga lisate või kui ka mõni üle jääb, siis kustutamine. Mõnel juhul on ka see, et võib-olla on põhjust ka see, et te veel rida ei kustuta, aga ta on teil jalus, peidate ära, et saate pärast jälle meenutada, mis seal on ja ka kopeerimine, et mõnel juhul on hea, kui mingid valdkonnad saab nupu alt kinni panna, et kui mul on vaja ainult suuri numbreid, mul on nupu alt kinni pandud, näed ainult summasid ja kui on vaja sinna sisse minna, siis kopeerid, saad selle nupuga lahti, näed, mis seal sees on. Ja ka ridade veergude külmutamine on siis see, et kui see tabel läheb pikemaks ja allapoole kerides, ilma selle külmutamiseta see pealkiri kaob ära ja siis kui sul on neid veerge seal palju,
siis ühel hetkel ei saagi aru, et mille kohta üks või teine asi käib, et siis saab selle pealkirja sinna üles kinni panna ja siis ta ei kao kuhugi ära. Nii sealt edasi, eks neid tulpi teil tuleb, nii et nagu enne räägitud, et aastate kaupa on teil tegevused, siis on need põhjust ka raha mõttes endale ka juba selliselt aastate kaupa kirja panna, et projektijuhi võtan tööle 21, temaga seotud palgakulud siin, 22 aasta palgakulud siin, 25 ta juba lõpetab, siin on ta võib-olla ainult mõned kuud, teeb ainult aruandlused, palju seal on. Ja kõik see siis kokku üldeelarvesse, et 5 aasta peale kokku mul kulub selle peale nii palju. Ja see 21 aasta on selles mõttes oluline, et seda on ka palju meilt küsitud, et kas 21 aastal võiks juba toetust küsida ja kas me seda juba rahastame. Ma saan öelda, et meil eelarves on mingi hulk vahendeid selleks olemas, sest meie enda rahad on nüüd tänaseks hetkeks selged selle aasta omad. Aga selleks, et vaadata, et kes palju vajab ja kas meil on nii palju vahendeid, et kõigile huvilistele sealt midagi anda, eks siis see tulebki nüüd eelarvesse kirja panna ja siis me saame sealt hakata vaatama, et kellel kõige hädalisem, kui palju meil vahendeid on jagada ja mõnel juhul võib-olla on ka variant tõesti see, et te kulutuse praegu ära, aga järgmises perioodis kuskil aktsepteerime tagantjärgi, nii et see on asi, mida me saame kõigepealt teie eelarvest vaadata ja siis pärast läbi rääkida, kuidas sellega täpselt teha. No ja järgmine tulpade rida on siis ka need finantseerijad, et igal tegevusel kulul peaks olema finantseerija ja neid oleks juba hea hakata algusest peale kohe sinna taha märkima, et seda raha me küsime Tartu 24-lt, seda ma tean, ma saan minna küsima ühest või teisest meetmest. See on asi, mida on mul hea oma tulust katta, kui ma piletit müün. Nii et tegelikult need read võiksid olla seal kohe olemas. Ja finantseerijad tegelikult samamoodi aastate kaupa, et kui mul on kulud aastate kaupa, siis kas mul finantseerijad annavad mulle raha ka täpselt samasugusel moel, et see on oluline. Ja oma tulu osas siis julgustan mõtlema küll, et mille eest oleks külastaja valmis ka raha välja käima ja millist hinda on võimalik küsida. Et selge on see, et finantseerijaid ja neid kohti, kus taotleda, ei pruugi olla piisavalt ja sealt ei pruugi ka saada nii palju, et külastaja hea asja eest tavaliselt on valmis maksma, iseasi on see, et kas see vastab tema vajadustele, kuidas see on välja hõigatud, kui atraktiivne see on ja kõik muu. Ja mida me siis eelmine kord ka juba siis eelmises seminaris ütlesime, et oma kaasfinantseerimine peab siis olema minimaalselt 30%, aga seda ma praegu pikemalt ei kirjelda, sest pärast poole tuleb mul üks slaid selle täpsustusega veel. Ja nüüd ongi see koht, kus mul on põhjust korraks minna teise tabelisse ja näidata, kuidas see siis ka selles Exceli failis välja näeb. Selle faili saadab Priin pärast teile ka edasi, nii et te saate järjest vaadata. Ja ka siin kõik see, mis ma rääkisin, enam-vähem siit ka vastu vaatab, et moodul 1 tegevused, mida te vajate ja nii edasi, siis need moodulite kaupa põhimõtteliselt samad read, mida ma teile enne näitasin. Siis tulpades ühel hetkel, et mis on esialgne eelarve ja ma soovitan küll, et jätta see kõige esialgsem ja nii-öelda Ants Lagi aidatud asi alles, et pärast näha lihtsalt, et endale huvitav tagasiside, et kui täpselt ma oskasin alguses prognoosida. Sest pärast, kui te saate järjest teada, mida üks või teine asi maksab, siis uuendatud eelarves on kogu aeg ju vaja see info uuesti sisse lüüa, et me saaks, et mul oleks viimane info kogu aeg olemas ja et mul ei ole selle esialgse prognoosiga midagi teha, kui mul on juba tegelikult täpsem info olemas. Ja mõned näiteasjad ma teile siia kirjutasin ka, et näiteks mul on vaja esinejaid, mul on näiteks 5 esinejat, tema bruto hind on näiteks 500 eurot, küsib mu käest, arvete esitamist ei ole, meil on vaja teha käsundus või mingi muu leping, tõenäoliselt käibemaksu ei lisandu, et need märkused on meie jaoks või teie enda jaoks hästi olulised, siis ühiku hind
siin üleval ta näitab, et mismoodi see valem on siin tehtud. Ehk see sama bruto 500 korrutatud siis need sots- ja tööjõumaksud saab, et tegelik kulu on meil sellele esinejale siis 669 € hoopis. Selliseid esinejaid on 5 ja see valem siis arvutab kokku, et need lahte RI 19 korda J19 ja saab sellise numbri. Ja nagu ma siin vahetan, et näed 5 esineja asemel on mul vaja 7 ja kohe summa muutub nii siin kui ka järgmistes summades. Ja piisab, et mul on siin midagi veel, et üks ruum 1000 €, aga siin on näiteks see, et kõmm lisatud, ehk siis ka siia valemisse peaks siis sees minema, et võrdub 1000 korda seesama 1,2, mis ma olin seal enne näidanud, siis koos käibemaksuga summas peaks tulema nii. Miks ta annab errori? Sellepärast, et siin see Drive'i variant koma asemel tahab ameeriklaste moodi punkti saada ja sellepärast ta andis vea. Nüüd, kui ma selle ära parandan, siis tuleb ja kui ma nüüd siit ka selle valemi ära kopin, siis ta lisas nüüd ka summadesse selle kõik. Nii et see on see, miks on valemitega hea teha. Ja mõned asjad ma näitan siis veel, et see samane pealkiri siin üleval ei liigu, selleks on siis olemas siin üleval see view ja freeze, et millise reani või millise veeruni see külmutamine toimub. Siis ka see grupeerimine, et näiteks moodul 4 asjad summa on siin näha. Võtan lahti, on tegevused ka ja näiteks moodul 5 on mul siin veel see summa või see grupeerimata. Valin siit kõik read, valin siit ülevalt data ja grupeeri. Ja niisama lihtne ongi. Juba on üks asi kokku pandud. Ja sellisel moel on mul siin mõned ka veerud tehtud, aga sellest ma saan rääkida siis edasi. Ja need näitevariant, et esiteks selle sama tabeli me saadame edasi, aga mul on siin ka mingeid teisi näiteid, et kuidas ma olen erinevate ürituste puhul neid jaotusi teinud, et siin ma praegu pikemalt ei peatu, need tulevad failina kaasa, te saate vaadata, et mida seal tehtud on. Nii ja nüüd ma olen küll piisavalt pikalt rääkinud, et nüüd ma saan siia esitlusse tagasi tulla, öelda, et need eelarve näited tabelina teil tulevad. Nüüd on esimene küsimuste küsimise paus. Nii, aitäh, Toomas. Aeg on ka väga kiirelt lennanud. Märkusena ütlen ära, et Triin pani tegelikult meil siia chati juba selle Drive'i kausta, kus te leiate või see on see link, kus te leiate need eelarved. Soojendusküsimusena ma küsin ise, et sa mainisid internetis on palgakalkulaator. Millist sa soovitaksid? Ausalt öeldes ma ei oska sulle vastata. Sel lihtsal põhjusel, et ma tavaliselt raamatupidajana suudan need asjad ise ära arvutada ja panengi siia Excelisse kokku. Aga kui ma siin natuke proovin, siis üks, mida mina tean, on kalkulaator.ee. Siis kalkulaator.ee paistab siit, et tuleb kohe lahti ja seda mulle tuleb tuttav ette küll, et ma olen tudengitele seda näidanud ja toimib hästi. Ja siin on siis see samane, et kui on brutopalk see samane 500, mis meil enne näites oli, et siis mis ta siit siis välja arvutab. Tõsi, siin ta katsub maksuvaba tulu arvesse võtta, et siit võtke linnuke välja. Maksuarve maha ja siis imet tööandja kulu tulebki see 669 ja me saame teada, et neto saab inimene kätte 385,60. Põhimõtteliselt selle sama saab ka Excelis endale sinna kirjeldada, aga see sama palgakalkulaator on üks väga tore asi siin järgi vaadata ja siin on ka need teised variandid olemas, et tööandja kulu, et kui me saame 500 € üldse kulutada ja meil on selline leping, siis tegelikult brutopalk 373, inimene kätte saab 288, et ka need arvutusvariandid on siin olemas.
või see, kui näiteks inimene ütleb, et ta nui 4 peab 500 tagasi kätte saama, et millise kuluga peab projekti inimene siis arvestama, peaaegu 900 €. Nii et see on üks väga hea asi kasutada. Aga sellisel juhul sa ümardad selle palgafondi eelarvesse? Võib ümardada, aga ega lõpuks on ju teie enda valik, et te saate eelarvet pidada ka senditäpsusega, kui te seda vajalikuks peate. Et pärast ju väljamaksed toimuvad senditäpsusega ja endale on võib-olla põhjus sellisel moel ka pidada. Aga eks see on teie enda otsus. Väga hea. Võtame ühe teema veel. Palun seleta ära, kuidas tuleb eelarves esitleda erinevad aastad. Kas need tuleb panna eraldi sheetidesse või on kõik ühes tabelis erinevates lahtrites, veergudes? Just, et eks see sõltub sellest, et kui palju teil endal infot on kasutada. Et mõnel juhul on see, et kui üks tabel läheb väga suureks, siis on mul küll ettepanek, et sellisel juhul pange mingid teemad eraldi lehtede peale, nii nagu siin on mingid teised teemad eraldi lehtede peal. Et näiteks, kellel seal oli, et loodusfestivaliga seotud asjad on ühel lehel ja valemiga võtab pärast summa teisele lehele üle, et selliseid asju, et siis te saate nagu endal nagu mugavamalt seda pildis hoida. Aga sõltub jah sellest, et kas ja kui palju seal märkmeid või asju on vaja juurde teha ja tegelikult eks siin on see, et kui on need finantseerijad ja asjad olemas, siis on alati võimalus ka see, et kui ma siin katsun kohe näiteks mingi paar tulpa juurde panna, insert 3 seda aastat, nii, nüüd ta on mul kuskil siin. Et siis on ka võimalik, et näed, et aastas näiteks, kus meil siin see meeskonna asi oli, meeskond vajab mingid 100 € näiteks siin aastas, 100 € või näiteks 1200 siin, 1200 siin, siis teil endil on väga mugav, kui siis ühel hetkel siit tuleb summa ja ees olemas, et kuidas teil endal mugavam on, et ma üldjuhul ise olen hoidnud need aastad pigem siin kõrvuti, aga teil võib olla mingi väga hea põhjus seda hoida kusagil eraldi, et sõltub see, kuidas te ise tahate üles ehitada. Ja mina ise pigem lähtun sellest, et see, et kuidas meile seda näidata on vaja, et ma eelistaks, et pigem tehke selline, nagu teile sobib, teile käepärane ja küll siin eelarvespetsialistid aru saavad, et kuidas seda mõelnud olete ja selle info sealt välja loevad. Aitäh, Toomas. Ma teen ettepaneku praegu jätkata esitlusega ja ülejäänud küsimused juba jätame siis esitluste lõppu. Väga hea, aga lähen edasi ja siit tulebki see saman, et kuidas siis seda eelarvet Tartu 24-le esitada. Ja siin on nüüd see, et kuna see eelarve maht on suur, siis Spokusse kogu seda eelarvet sellisel moel kõigi nende detailidega ei ole mõtet hakata sisestama ja seetõttu me palume, et te sinna paneksite ainult põhiteemade kaupa kulud ja finantseerijad ja palume selle Exceli faili siis lisada ja see fail siis kõigi nende valemite asjadega, ma tean, et ma hea meelega põrgatan teile selle Exceli faili tagasi, kui seal ei ole valemid sees, siis see hoiab aega kokku meil vaadata, mis seosed on ja teil endile on ka see, et me saame paremat nõu anda, kui need failid sealt või need valemid sealt vastu vaatavad. Ja Spokusse saab panna nii maksimumvariandi, kus on kõik soovid sees, mida tahaks näha ja näidata, aga ka miinimumvariant, millest väiksema puhul kindlasti te üritust tegema ei hakka. Ja muidugi nii nagu eelarve alati peab olema alati tasakaalus, sest igal kulul peab leiduma finantseerija, vastasel juhul ei saa seda kulu teha ja sellisel juhul ei ole see ju võimalik teha, et sellisel juhul ei ole mõtet seda eelarvet sinna või seda ridaga sinna lisada. Nii et väga laia laastu need Spoku loogika näeb välja selline, et kellel seal
ma neid teemavaldkondi seal vaatan, et näiteks Borealis festivalil olid seal näiteks mu mäletamist järgi umbes 4 teemat, et Balti teatrifestival saaks olla näiteks 1 rida, mis need teised asjad teil oli, et teine, 3., 4., et siin sellest pokuvariandist, sellest 4 variandist piisab, pluss siis eraldi, et palju turunduse kommunikatsiooni peale kulutate, meeskonnakulud ja võib-olla üldkulud, mis puudutab kontorit, ma ei tea, mingit pisiasja. Ja Spoku ise arvutab selle välja ja rahaline kate siis samamoodi, et kui palju te küsite Tartu 24-lt, kellelt te veel küsite, nii palju, kui neid seal siis vaja on ja ka oma finantseering, palju see siis olema peab. Ja loogika on põhimõtteliselt see, et nii nagu te enamik ilmselt olete Kulkale esitanud, et üsna sarnane see mõttega peaks toimuma ka meil Spokus. Ja hindamisel siis me eelkõige tahame veendudagi, et 2 silma vahele ei ole midagi jäänud. Teiseks, et hinnad ja seosed oleksid adekvaatsed ja kes siin meil on kogenumad korraldajad, nendel on ülevaade enam-vähem olemas, need saavad siis näha, et kas on üle või alla hinnatud, kas on midagi puudu, kas on midagi sellist, millele võib-olla ei tasuks üldse kulutada, et sellisel juhul saame me ka siin asjalikumat nõu anda. Ja kõige olulisem, et lõpuks peab tekkima veendumus, et kas planeeritud summadega saab projekti ellu viia ja selle pealt tuleb siis ka otsus. Ja mõni vaade on mul selle kohta ka, et seal Spokus te tõenäoliselt näete ühel hetkel sellist eelarvetabelit ja siis on nii, et kuludesse te saate hakata järjest siit nupu alt lisakulu, tuleb uus rida, et mis tüüpi see kululiik on, mis on selle asja nimetus ja siis summa ja ka tulude puhul samamoodi, et kes finantseerib, millist summat te sealt lähete küsima, palju see protsent seal on, et ta siis näete ka ära, et kas need oma- ja kaasfinantseeringud on nagu piisavad ja seda siis nii põhieelarve kui ka miinimumeelarve näol. Ja kulude osas siis avaneti ka selline aken, et teemavaldkond, et nagu ma seal näide oli, et Balti teatrifestival, teemavaldkond, siis et ongi, et teemavaldkond linnuke, kulukirjeldus ehk siis ongi Balti festival ja siis summa taha ja siis Spoku jaoks sellest piisab. Ja tulude lisamisel nii samamoodi, et Tartult siis küsite sellist summat ja kellelgi teiselt siis teisi asju ja siis niimoodi ongi. Võt, nii et see oli see osa, mida sinna eelarvesse teha ja eelarvele siis lisandub see sama Exceli fail, kus siis me ei pea päris kõiki maailma asju sealt teada saama, aga kõik see, mis on vaja meie veenmiseks, et projekt on väärt ja tasub rahastamist, võiks seal ju sees olla. Ja eriti on see, et nii väheste ridade pealt me mingit head tagasisidet anda ei saa. Ei oska hinnata, kas see on mõistlik summa, mis te sinna kirjutasite või mitte, aga kui need liidetavad on seal olemas, siis on sellest nagu tagasisidest ka rohkem kasu. Aga praegu nüüd edasi tahan ma rääkida hoopis sellest, et üks asi on meile esitamine, teine asi on see, et kuidas te seda omaenda projektitiimi sees kasutate. Ja vaat siin nüüd tekib terve hulk mõtteid juurde, et meile kui rahastajale kõike isegi ei ole vaja näidata, aga see, et kuidas te omal süsteemi üles ehitate, milliseid infosid te sinna veel lisate, see on asi, mis teil endal aitab pärast oluliselt edasi saada. Ja siin ongi, et kui on põhiküsimus kogu aeg, et kes selle eelarve siis koostab, et kas seda teeb raamatupidaja või veel keegi, siis minu esimene soovitus on küll alati see, et projektijuht on see, kes eelarvet teeb. See inimene, kes teeb konkreetseid kokkuleppeid, kes märgib neid tegevusi sisse, see ongi kõige õigem inimene kõiki seda eelarvet tegema, sest kui raamatupidajalt küsida, et palun tee mulle eelarve, mida see raamatupidaja siis vastu küsib. Väga hea, teen teile eelarve, aga kust ma saan info, millist tegevust te olete otsustanud teha, mida see asi maksab. Raamatupidaja ka ei tea, mis see maksab, nii et põhimõtteliselt see samane töö tuleb ikka ära teha, et uurida, mis see asi siis maksab, mitu tükki mul läheb vaja, kõik see pool, projektijuhil on lihtsam see kõik enda tabelisse ise sisse panna.
Nii siis see sama struktureerimine, millest enne oli juba juttu, et soovitus teha vastutajate kaupa. Et näiteks on Marika, kes vastutab ühe produktsiooni ja ühe kontserdi eest. Tema siis panebki selle kontserdiga seotud kulud ja asjad kirja ja projektijuht on delegeerinud ülesande ära, saab info sealt ühe tervikuna tagasi. Ja miks ma seda kogu aeg rõhutan, et kellel on tervikülevaade, kellega seda jagan, kellel on vaja tagasisidet anda, kaugel me oleme, siis see on üks kogemus mul teatriaegadest, kus mul oli iga nädal oli päris palju kohtumisi ja mõne inimesega sai teha niimoodi, et selline eelarvetabel toimis. Sinna pandi viimane info sisse, saadeti mõni aeg enne koosolekut ära, mõlemad pooled vaatasid pilgu sisse, selge, need asjad on selged, me ei pea sellest rääkima, pühendasime oma koosoleku aja ainult nendele küsimustele, mida ei ole võimalik tabelisse kirja panna ja mida oli vaja tõesti arutada. Aga oli ka selliseid inimesi, kes kunagi tabelisse kirja ei pannud ja tuli ja kulutas selle koosoleku aja informeerimise peale, aga aega on teadagi kõigil vähe. Nii et see, kuidas te omal ka inimeste vahel selle info liikumise käima saate, ühel hetkel see omab mingit kaalu, et väiksemate projektide puhul tundub, et mis ta seal jutustab seal, et see ei ole ju probleem. Aga ühel hetkel, kui teil on neid tegevusi palju, te teete seda muude tööde kõrvalt, siis see võib osutuda oluliseks. Ja mida ma soovitan siis ka sinna juurde panna, et need samased partnerid, kontaktisikud, ka siuksed infot on seal juba tabelis sees. Et sellisel juhul, kui asendaja, mina jään haigeks, tuleb mul teine ülesanne teise töö juures midagi vahele, annaks oma kolleegile üle. Mul ei ole aega talle seletada, kellega ühendust võtta, kui need infot, kontaktid on olemas kõik, siis on väga lihtne, et kui ma siin sellesse tabelisse tulen, siis ma olengi siia grupeerinud, et see eelarve tabelis ühel hetkel, kes on meie organisatsioonis vastutaja, kes on see teenusepartner, kes meil näiteks lava toob või heli toob, kes on see isik seal, kellega ma olen suhelnud, kes on saatnud mingid asjad, nii et selliseid asju hakata siia juurde panema on üks soovitus. Siis lepinguliigid, et milline leping ja asi on, et nagu juba enne paistis, kui me palgaarvestust korraks nuusutasime, et see, kui ta tahab 100 eurot kätte saada või 500 kätte saada, siis mulle võib see tähendada peaaegu 900 eurot kulu. Et need asjad kohe kirja panna, et millise lepinguga töötab, kas ja mida ma arvutama pean, kas mul on aluseks pakkumine või kirjavahetus või päriselt allkirjastatud leping. Et see kõik on ühel hetkel oluline ja ka see, et lepingus kokku lepitud tingimused, et mis seal siis tulevad, mis maksustamise erisused. Ja siit ma nüüd saan näidata ühte lehte, mida tegelikult ma olen varem näidanud ja mis teil üldse tuttav, mis teil üldse nagu te ei viitsiks enam vaadata. Aga et ühel hetkel on, et kes teeb, mida teeb, poolde kohustused, et kõik see on siis lepingu vormis. Ja otse loomulikult täna eelarvefaasis te ei saagi kõiki neid asju täita, see on ilmselge, aga see, et te ehitate oma süsteemi juba nii üles, et te saate seda infot omal järgi pidada, vajadusel üle anda, et see on praegu eelarve kui juhtimisvahendi mõte. Ja ka siia tabelisse ma olen siia tahapoole teinud siia grupeeringu, et ühel hetkel ongi mul siit jooksenud välja, et mis tüüpi leping on, kas ma pean seal ees neid arvutusi sellele vastavalt tegema, kus mul siin oli see esinejate palgaarvestus, et kui on brutokõmm ei lisandu, siis on selge, et tegemist on tõenäoliselt käsunduslepinguga, mille saabki niimoodi siia kirja panna ja mis seisus see on, et kas see on plaan või on see juba ette valmistatud, kas see on saadetud, kas see on allkirjastatud ja ühel hetkel siis endale ka, et ma olen tasunud ja tasumise kuupäev, et kui on pärast aruannete kokkupanek, et ma ei pea raamatupidajalt üle küsima, et kuule, et mis asi on tehtud, et raamatupidaja pärast aitab need numbrid siin küll dokumentide alusel uuesti ära täita ja kontrollida, kas kõik on nii nagu vaja, aga üldiselt on see projekti
juhi ülesanne. Ja nii, et kõik need asjad saate ette valmistada, aga on selge, et meile eelarve esitamise juures te kõiki neid asju ei saagi teada, aga üldjoontes teate, millega te peate arvestama, sest ühel juhul on suur vahet, kas kui te 100 maksate, kas see on arvega, millel käibemaks ei lisandu ja see kulu ongi 100 või tuleb kõik maksud juurde panna ja võib-olla veel hullem sinna ka lisada veel majutust, toitlustamist, transporti, veel midagi, siis on ju need summad väga erinevad ja sellest sõltub, kas te tulete omaga välja või ei tule. Nii et need teemad teile endale juhtimis mõttes kuklasse tõmmata on väga vajalik. Ja need samased, et plaan ja pakkumine ja kõik selle osa olen ma nüüd juba ära rääkinud ja ka see info asendajale, et kuidas seda kõige parem korraldada on, et see on teil tegelikult puhas tiimisisene asi, kuidas te seda korraldate. Aga seda on hea alguses mõelda, siis on pärast selle võrra lihtsamalt jooksev. Ja ega siis see mantra jääb, et ega midagi kahe silma vahele ei jäänud, et kaasa arvatud ükski tegevus, ükski vajadus, ükski arvutus, partner ja nii edasi, et kõik see on kogu aeg oluline. Nii et nüüd ma olen siin jälle ühe jupikese juttu edasi saanud, et kas on vahepeal küsimusi tekkinud? Näiteks selline teema, et sa nüüd tutvustasid eelarve näidiseid Google Sheetsis, et kas esitamisel me võime ka jääda sinna Google Sheetsi või on lubatud ainult Exceli kasutamine? Google Sheet iseenesest infokandjana on nagu okei. Temal on lihtsalt see konks, et teda saab muuta kogu aeg iga hetk. Ja kui ta esitada ühel hetkel ära ja pärast tuleb idee ja midagi muuta, siis pärast meil ei lähe enam see Spokusse sisestatud rida ja Drive'i asi kokku. Nii et siin on soovitus on pigem see, et Drive'is oleks teda põhjust hoida küll, et kas või tiimisiseseks kasutamises on väga hea, kui paljud inimesed saavad ligi, aga meile Spokusse oleks hea ta siis ühe korra alla laadida, lisada ta failina sinna juurde, et meil tekib üks vaheseis ja pärast, et me saame oma hindamised asjad selle pealt ära teha. Ja kui me läbirääkimiste faasis oleme ja seal peaksid tõesti mingid muutused tulema arutelu alla, küll me siis saame teda Drive'is jälle niimoodi edasi täpsustada, aga et meil tekib mingi vahehetk, mis on fikseeritud ja mida tollel hetkel enam ei muudeta. Väga hea. Siis selline teema, et kui me räägime palgast, meil Eestis on igasugused maksud ja see tihti oleneb, mitu lepingut inimesel on. Et kuidas sa seda planeerid ja arvestad ette? See on küsimus ju eelkõige sellest tulumaksu vabast miinimumist sisuliselt. Jah. Ehk ma ei ole küll nüüd viimaseid asju kontrollinud, aga viimati oli see, et kui palk on üle 500, siis juba mingid peaks inimene ise otsustama, et kui palju ta seda miinimumi lubab arvestada ja kui palju mitte. Ja minu meelest, kui seal see palk läks juba, kas see oli kusagil 2000 piiri peal või, et kui sellest läheb üle, siis on nagunii juba tulumaksu miinimumi ei olegi ja ongi null. Et see on see koht, kus projektiarendaja peab selle esinejaga siis arutama, et mis siis on mõistlik. Ja tegelikult see sama esineja või inimene peaks talle ütlema, et mis miinimumiga siis arvutada. Ehk teades, et need on sellised üldjuhul ühekordsed asjad, siis minu soovitus on üldjuhul üldse mitte maksuvaba miinimumi arvestada. Et see on tegelikult kokkuvõttes lihtsam inimesele endale ka, et ta ei pea kartma, kui tal mingi lisatöö tuleb, et ta siis pärast peaks hakkama mingid makse juurde maksma. Aga see on see, miks on hea see palgaarvestuse abi juures hoida, kogu aeg teada ja küsida, et see miinimum pigem ei kuuluks arutamisele. Aga eks neid arutamise asju on teisi veel, et seal on ju ka näiteks litsentsilepingud, kus võib-olla tulumaks läheb, teisi ei lähe. Ostumüügilepingutel on omad erisused, kui osta näiteks inimese loomingut, siis ühelt poolt on küll ostumüügileping, aga teiselt poolt tulumaks tuleb kinni pidada. Aga ka need loogikad, et näiteks, et kui kunstnik teeb lavastusele kogu selle
disaini, et siis kui palju sellest on nii-öelda see näitamise tasu, et minu teost näidatakse, ma võin sellest tasu saada, et sellisel juhul on see ju litsentsileping ja ainult tulumaksuga, aga see osa, mida, et kui ma seda loon, siis see on nagu töötasu, siis peaksid kõik sotsmaksud juurde minema. Nii et see on see koht, miks on hea, kui see spetsialist on juures ja arutab sulle osade kaupa välja, et mis variandid seal täpselt on. Ja näiteks ka kunstiostul on see, et kui on see mingi teos, mis on enne olemas või inimesel on juba varem mingi tool ostetud, siis teine ostab ära, sul ei ole mingit maksuasju seal juures. Nii kui meistrimees hakkab seda tooli tegema, mida ta tahaks müüa, siis tegelikult on maksuametil õigus kvalifitseerida töölepinguks ja kõik maksud sisse nõuda 7 aastat tagant järgi. Nii et ühesõnaga, et seal neid detaile iseenesest on, millega ühel hetkel täpsustusi teha. Nii et sealt ka soovitus, miks finantsinimene, kes selliseid nüansse teab, oleks hea omale ikkagi kampa võtta. Aitäh, aga lähme praegu esitlusega edasi. Nii, esitlusega edasi. Natuke veel sellist infot, mida te tegelikult eelmises seminaris juba kuulsite ja lihtsalt meenutuseks siin korraks veel, et Tartu 2024 eelarve, et siis raamatusse me selle 24,5 miljonit sisse kirjutasime, millest kultuuri- ja haridusprogramm siis 15,5 miljonit. Kuna me ka ise alles erasektori raha otsime ja kandideerime ja Euroopa Liidu projektid on ka veel tulemata, siis hetkel me arvestame väiksema summaga, sest see on see, mis jookseb linna ja riigi arengukavades ja mis on ka kohalike omavalitsustel olemas. Ja siis programmi eelarves 15,5 miljonit siis jaguneb siis praegu arenduses olevate projektidele ehk siis teile, aga see ei ole kogu programm, vaid sinna lisandub ka lisaprogramm, mille taotlusvoor tuleb jaanuaris. Aga on ka osa asju, mida me juba teame, et me korraldame ise. Nii et tegelikult see 15,5 jaguneb päris paljude asjade peale, kaasa arvatud arendusprotsess, kultuurikompassid, õppematerjalid, residentuurid, välisprojektid, nii et see jaguneb päris palju peale. Ja see tähendab ka seda, et meie praegune otsus on siis, et 32 arenduses oleva projekti vahel jagame 5,7 miljonit toetusena, mille eest me siis ootame, et tuuakse siis 500 000 külastust, aga see ei ole uus info teie jaoks, sellest me oleme juba rääkinud. Oma kaasfinantseering peab siis olema minimaalselt 30% ja selle kohta on järgmine slaid veel eraldi. Ja muidugi see raha ei pruugi jaguneda võrdselt 32 projekti vahel, ei toetus ega külastajad, sest teie ideed on erinevad, teie tegevused ja vajadused on erinevad. Te tõenäoliselt küsite kõik erinevad summat ja eks me siis ühel hetkel vaatamegi, et kuidas jagub. Ja see tähendab, et me oleme ka kirjutanud omale siin suurelt üles, et kõiki projekte me ei pea rahastama, aga eks see ongi siis teie veenmise tulem, et kui heaks te oma projekti kirjutate ja kui me näeme, et ka mingis kohas võib tekkida mingi valge laik, et siis me võime jätta ka reservi, et näiteks võtame, et märtsikuusse ei tulnud ühtegi projekti, meil võib-olla on vaja jätta mingi summa reservi, et sinna märtsikuusse midagi uut välja mõelda, et kas kellelgi tellida või ise korraldada. Või on mõni omavalitsus täiesti katmata või on mingi kunstiliik täiesti katmata. Nii et see on see, miks me omale sellised taganemiste jätame. Ja teine asi, et võib ka olla, et mõnel juhul näiteks seesama projekti arendaja ütleb, et ma küll selle projekti kirjutan praegu tervikuna valmis, aga mul endal näiteks on indu ja hakkamist teha sellest ära üks osa, aga näiteks teine osa oleks põhjust kellelegi edasi anda, et kas sellised variandid tuleksid kõne alla, et eks me neid siis saame arutada ja sellisel juhul peame ka siis selleks reservi jätma, et see osa siis kellelgi teisest tellida. Nii et sellised asjad jäävad. Oma ja kaasfinantseering on siin eelmisest seminarist saati tulnud ka nii mõnigi küsimus. Ja see tähendab, et meil on olnud põhjust ka täpsustada mõningaid asju.
et näiteks see, et on tublist projekte, kes on juba kultuuriosakonnalt teistest meetmetest raha küsinud. Samas, kui Tartu linna raha me suuresti siin endaga jagame, siis on Tartu linn ka leidnud, et see oma ja kaasfinantseering ei saa olla nii, et ma 70% küsin sihtasutuselt ja siis lähen seda 30% küsima siis kohalikult omavalitsuselt mõnelt teisest meetmest, siis sellisel juhul ju omavalitsus paneb ju rohkem kui 70% ja see ei lähe mitte. Ja sellepärast on siis ka see, et Tartu linnalt ei saa seda veel kaasfinantseeringut küsima minna ja see sama kehtib ka tegelikult kohalike omavalitsuste kohta, sest ka nemad on ju panustanud sihtasutuse eelarvesse ja tegelikult osaliselt me jagamegi ju nende käest saadud vahendeid edasi. Nii et need kaks on sellised, kus seda omafinantseeringut, kaasfinantseeringut sellisel moel juurde küsida ei saa. Mõned projektid on ka meile täpsustavaid küsimusi saatnud ja seal on mõned nüansid veel, aga nendele me oleme juba vastanud ka kirjalikult, et kuidas see siis täpselt on, kes on juba raha saanud. Ja kahtlemata on ka küsimus, et kas on mõtet kultuurkapitalist või kultuuriministeeriumist minna küsima, siis kultuurkapitaliga me oleme juba kohtunud, kultuuriministeeriumi esindajatega ka vestelnud, et sealt taotlemisel keeldu ei ole, aga küll me siis ise teame, et meie projekte ja ka teie projekte vaadatakse võrdselt kõigi teistega ja kõik on huvitatud, et muu kultuurielu vahepeal välja ei sureks. Ehk kõik tolle aasta kulka või ministeeriumi rahad ei peaks tulema meie asjade kaasfinantseeringuks. Nii et selles mõttes liiga olulisi suuri lootusi ei maksa panna. Aga see on ka see, miks me 19. märtsil suurem osa tollest päevast kulutamegi tegelikult nendele rahastajate leidmisele, meetmete kirjeldamisele, ka nüanssidele, mida seal rahastamise juures tähele panna. Nii et see ongi see, miks me ka täna seda eelseminari teeme ja osa teemasid ära räägime, et meil oleks reedel rohkem aega rahastamisega ja teiste meetmetega tegeleda. Siis arendajatelt on tulnud ka hulk küsimusi juba ette ja me teeme sellest ka selle korduma kippuvate küsimuste faili ja seal on neid küsimusi rohkem kui neid, mida ma siin praegu mõned neist juba ära saa rääkida. Nii et küsimusi on rohkem, kui ma siin praegu jõuan rääkida, aga mõned asjad tutvustan ära. Ehk siis toetuse saamise võimalikkus veel aastal 2021 ehk siin käesolevas aastas. Tegelikult siin natuke aega tagasi sellest oli ka juttu, et see on see asi, mis on vaja eelarvesse kirja panna, see vajadus. Kui kõigi teie soovid on koos, siis me näeme, kuidas see meie võimalustega haagib ja kui produktsioonifaasi minek on, siis me saame läbi rääkida, et kellele saaks juba näiteks septembris-oktoobris mingit tuge juba esimestel tegevustel anda ja kellel võib-olla ei olegi seda vajadustel. Nii et võimalus, kui selline on, aga see tuleb kirjeldada eelarves selgelt ja siis me saame seda arutada ja vaadata, kas jagub, kui klassikuid tsiteerida. Teine, mis eelmises seminaris tuli, et kas kommunikatsiooni inimese palkamine on kohustuslik ja ma laiendasin selle siis ka finantsinimese palkamisele, siis kui teil on meeskonnas see inimene juba olemas, siis te ei pea seda palkama. Teiselt poolt, kui te praegu siin tajute, kui palju spetsiifilist informatsiooni on sellist, mida te ei pruugi omas meeskonnas teada, siis teil see abi võib olla vajalik ja sellisel juhul meie soovitus igatahes on selline inimene leida, seda enam, et eelarve koostamise juures on praegu see koht, kus te saategi kirjutada, et ma vajan meeskonda sellist abi, selle inimesega mul on võib-olla mingi esialgne jutt räägitud, mul on põhjust eelarvesse panna selle inimese kuluks selline number ja see on teil juba eelarves oluline info. Ja see on üks nendest asjadest, mis ei peaks siis kahe silma vahele jääma. Nii et selle nurga alt tasub see kindlasti mõelda
ja kui seda sama nüüd natuke laiendada ka mõnede kohtumiste arvel, mida me oleme siin teinud, siis on ka palju küsitud, et kui palju näiteks sellest kommunikatsioonist, mis projekt, kui palju aitab seda ära teha, kui palju te ise peaksite neid tegema. Vastus, mis tõenäoliselt ka kuskile sinna korduma kipuvate küsimuste faili jõuab, on see, et projekti kommunikatsiooni peaksite tegema ikkagi teie ise. Sest meil on juba nende projekte ühendavate katusinformatsioonidega juba piisavalt palju tegemist, et tõenäoliselt me niimoodi ühe projekti kaupa aidata ei pruugi jõuda, kuigi vähesel määral me oleme seda teinud ja teeme edaspidi ka. Aga et projekti enda asjad üldjuhul ikkagi teie ise ja siis on olemas meil ka see sideisik, et keegi, kes teie juures teab kommunikatsiooni ja kellega meil on siis neid ka katusteemasid ja lihtne ja kiire läbi rääkida, sest see info jookseb palju kiiremini ja vähemate selgitustega. Nii et selle järgi, et pigem arvestage, et see abi oleks teil endal olemas ja siis te saate ka kindel olla, et iga kell, kui te küsite, siis te saate vastut, meie võime olla ühe või teise asjaga siin hõivatud. Ja seesama nõustamise teema tegelikult saigi sellega öeldud, et nõustamist mingisuguses mahus me teeme, aga lihtsalt ma annan ise ka aru, et kui mul on ühel hetkel 32 projekti korraga ukse taga, siis ma ei pruugi olla kuigi särtsakas suutmaks teile kõikidele kohe vastata, et selles mõttes tasub vaadata laiemalt. Siis tuli selline huvitav küsimus, et kas peame juba suhtlema partneritega, see oli siis see moodul 4 kellega, siis minu jaoks on see, et mina isiklikult ei kujutaks ette, kuidas ma teen eelarvet, kui ma ei tea, kellega ma koostööd teen, milliseid tegevusi me nendega koos teeme, millised on tema vajadused ja huvid, kas ma pean seal kohal käima, ei pea käima, millised vajadused tal on, kuidas ta ka ise panustada saab. Nii et minule tundub küll, et päris kindlasti on vaja partneritega juba kiiresti suhtlema hakata ja vaadata, et mis huvid seal on. Ja lõpuks see on ju võimalus ka tulude poolele, et ühel hetkel selgubki, et aga ta on mõelnud seda sama asja teha juba, tal on juba näiteks rahagi olemas. Nagu näiteks üks arenduses olev projekt külas, kes alustas ju tegelikult juba aasta tagasi ja tegelikult eelmise aasta alguseks oli tal PRIA-lt juba esimene raha käes. Niimoodi, et PRIA rahaga see platvorm on täna ju arendusega nii kaugel, et seda hakatakse testima. Ehk midagi on juba valmis ja PRIA-lt on üks raha juba mitte ainult saadud aasta tagasi, vaid see on ka õnnelikult kulutatud ja juba testitakse, et kas see, mis valmis sai, on nagu hea. Nii et sellised võimalused avanevad ja näiteks ka oli mingid EAS-i programmid, kuhu mitu meie arendajat kandideeris, kes sai sisse, kes ei saanud sisse. Kõiki tulemusi ei ole teada ka, aga neid võimalusi tasub juba kasutada ja proovida. Siis ka see küsimus, et kui detailselt me seda eelarvet siis saada soovime, see sai tegelikult ka enne räägitud, et seal spokutaotluses suhteliselt pealiskaudselt 5, 6, 7 reaga. Aga ma eelistaks, et see Exceli fail, mida te sinna juurde panete, et see ei ole toodetud meie jaoks vaatamiseks, vaid kõige lihtsam on panna see sama oma töötabel. Ja mina saan omalt poolt kinnitada kas või kirjalikult, et see on selline info, kus selline konfidentsiaalne asi ei saa meie käest kuskile lekkima minna. Et seal võib olla ka muid asju sees, aga see on nagu ainus võimalus, kuidas me saame tõesti aidata, et kas need ühikud on õiged, kas need valemid on õiged, kas need hinnad on olemas, kas ja kuidas, et sellisel moel on sellest nõust ka rohkem abi. Ja ka teiselt poolt võib-olla vähem küsimus. Ma ei peagi üle küsima, et kas te olete selle, tolle või 7. asja peale mõelnud. Me näeme, tegevused on olemas, arusaadav,
vastus ammendav, ei mingit juttu ajamist, me näeme ühest tabelist kõik ära, et Excel, mis on selline kole asi, aga teiselt poolt, kui palju infot sealt ühe korraga jookseb ilma, et ma peaks aega kulutama selle ümber rääkimise peale. Nii et seetõttu olen ma ka siia kirja pannud, et ootame, et sealt Exceli failis siis selguksid kõik need seosed, mida on vaja, et me näeks seda teie mõttestruktuuri, et kuidas on neid vastutusvaldkondi mõistlik jagada ja kuidas teie seda asja näete ja kuidas te olete esmalt ise veendunud, et te saate oma asjadega kindlasti kenasti hakkama. Ja siis on meil nagu lihtne ka veenduda selle peale. Ja minu isiklik arvamus on, et need asjad võiks teha niimoodi, et sisuliselt kui üritus toimuks täna, et siis te juba teate, mis teha. Ma ei tea, teil võib-olla on teistsugused kogemused, aga kui mina kunagi algaja kultuurikorraldajana hakkasin esimesi taotlusi kirjutama Kulkasse, siis alguses ma olin väga tige, kui nad mulle kogu aeg eitavat vastust andsid. Aga kui mul siis paaril juhul õnnestus ka seda nõu saada, et mis mul seal siis valesti oli, siis oligi see, et ma katsusin niimoodi mingite suure numbritega midagi kokku visata. Ja nad said aru, et ma viskasin midagi sinna kokku. Hakkasin raha saama kohe siis, kui ma enda jaoks olin selle ürituse nii kaugele läbi mõelnud, et ma ise täpselt teadsin, mis ma järgmiseks teen. Ja siis oli seda ka väga lihtne ka kirja panna, et ma teen seda, selle asja pärast. Ja huvitav kombel sealt saati jääb vähe kvartaleid vahele, kus ma bändile ikkagi mõnda asja ei saaks. Kuigi olen ma ka neid eitavalt vastuseid saanud. Tolle ajaga võrreldes on muutunud lihtsalt nii palju see, et kuna taotlejaid on tulnud palju juurde ja need taotlejad on täna oluliselt asjalikumad kui siis, kui ma alustasin, siis selle võrra ka konkurss suurem ja Kulkas näiteks on täiesti elementaarne, et olulisematel kuuludel on ka hinnapakkumised seal taotlusel juures ja näidataksegi, et ma saangi sellise hinnaga näiteks bändiga välisreisile. Mul on seal juba kogu transpordivärk, kogu majutused, suuremad lavad. Need tegelikult Kulkas on see ammu juba tavaline, et olulisemad hinnapakkumised käivad juurde. Nii et eks siis te saategi vaadata, et mida te peate oluliseks ja eks me anname tagasisidet ka, kas see on siis piisav või ei ole, kui te nüüd aprilli alguses ära esitate. Siis on veel küsimused ka sellega, et mis on abikõlblik ja mis mitte. Ja ega me siin mingit teadmist pikka nimekirja ei ole teinud. Küll aga oleme siis ära fikseerinud, et sellised asjad, mis nagu Kulkale ja Tartu linnale üldjuhul ei ole sobinud, need ei sobi ka meile, ehk siis vastuvõtud toitlustamine, kõik selline erisoodustuse alla minev, et see on asi, mida me näeks, et meie toetusest ei kaeta, aga see on see vana projektijuhi asi, et tavaliselt siis ongi, et oma tulu ja piletitulu, see on see koht, kus keegi ettekirjutusi ei tee, sellest saab siis teha seda tüüpi kulutusi, meilt asjadest saab siis teha mingeid teisi kulutusi, nii et vaevalt see teile teadmise üllatusena tuleb. Teiseks me oleme välistanud investeeringud pikaajalise kasutusega objektidesse, et Tartu 2024 eelarve on ikkagi selleks, et teha üritusi ja sellest rahvale teada anda, et see on see, milleks, et ei ole võimalik, et keegi ostab siis omale kontoriks maja või ostab seadmeid, mis peale kultuuripealinna jääb siis küll jah, kultuurivaldkonda kasutusse, aga see ei ole see, kuhu meie raha peaks kulutama. Ja see on ka see, millega me ise saame pareerida kas või näiteks poliitikute plaane, kes võib-olla tulebki, et jõle hea mõte, et Süku on tohutult vahva objekt, et prooviksin näiteks mingi jupi sellest kultuurikeskusest näiteks sellest eelarvest ära teha, aga kuna see sama, et investeeringud ei ole kultuuripealinna eelarve, on kirja pandud ka varem ja muudesse dokumentidesse, siis täna ka ükski kohalik omavalitsus ei saa tulla ühegi sellise projektiga meile järgmisse taotlusvooru kandideerima, sest see on välistanud. Mõnel juhul võite te suuta võib-olla ära põhjendada, et miks on põhjust mingit asja osta ja mitte rentida, et sellisel juhul tuleb näiteks soodsam. Vaat sellisel juhul te siis peate suutma sellega meile ise hästi ära põhjendada, et võib-olla te suudate selle erandi välja rääkida, aga see peab siis olema vähemalt erakordselt hästi põhjendatud, et
millise kulu juures on oluline, et asi osta ja mitte rentida. Aga see peab siis olema hästi põhjendatud. Nii et sellised küsimused olen ma sealt korduma kippuvast välja noppinud, aga neid küsimusi on veel ja need vailite saate ka varsti. Ja siis, kui ma nüüd eile tegin meie enda tiimi sees korraks ülevaadet, et mida ma siis räägin, siis tuli ka ettepanek siis siia kirja panna mõned sellised ehmatused, millega kogenud kultuurikorraldajad oma nii-öelda ajaloos on hätta sattunud. Et kuskilt maalt see on võib-olla selline hirmutamise koht, aga teiselt poolt see näitab, et tegelikkuses ka kultuurikorraldajad puutuvadki selliste asjadega kokku ja ühel hetkel on vaja need asjad siis korraldajale ära teha. Kõige esimene asi, mis on eriti algajate puhul, on see, et projekt kunagi ei lõppe samal õhtul, vaid siis on vaja, et kõigepealt on vaja ruumid koristada, asjad kokku panna, arved maksta, aruandlus esitada, üllatused lahendada. Ja see on üks esimesi automaatasju, mida mina ise vaatan kõikides projektides. Kas tegevusplaanis on ka need asjad sees, et kui see üritus on lõppenud, publik on ära koju läinud, kõik on õnnelikud, kas siis sellised tegevused on ka ikkagi kõik kirja pandud kuni selleni välja, et kas vabatahtlikele tehakse pärast ikka pidu ka ja kas kellelegi on mõni tänukiri ja kõik siuksed asjad, sest see on ühel hetkel teile oluline. Kuni sinnani välja, kas teil on plaanis näiteks üritust korrata pärast teiste finantseerijatega, kas te panete omale teete koosoleku, panete kirja asjad, mida järgmine kord kas teisiti teha või mida mitte üldse teha või mõni asi, mis idee küll tuli, aga seekord ei jõudnud teha, et peaks järgmiseks korraks olemas, et kõik need asjad saab panna tegevusplaani. Siis sellest on juba juttu olnud, et need on kõige suuremad hirmud on tavaliselt olnudki see, et kas mul need töötasud ja lepinguliidid ja maksustamised on ikkagi tehtud, sest uskuge või mitte, aga eriti täna, kui meil on paljud asjad internetis, siis tehakse ka sellist heatahtlikku jälgimist ja kui ma siit nüüd avan küll ülejärgmise rea, aga et näiteks minul on olnud see juhus, kus piletitulu osas, et ma algaja korraldajana olin ära unustanud, et autorite ühingule on vaja mingit tasu maksta. Ja ühel hetkel nad helistasidki, et kuule, et ma vaatasin, et sul on seal kultuuriaknas toimunud selline üritus, et aga meil ei ole omavahel nagu lepingutki tehtud, et mis me siis nüüd teeme. Palun väga. Ja siis oligi, et ega tollel hetkel on siis kaks võimalust, et kas sa teed selle lepingu tagantjärgi, maksad need autoritasud tagantjärgi, aga kui sa ei ole sellega eelarves arvestanud, no siis on küsimus, et millest sa maksad. Too konkreetne juhus oli küll see, et õnneks oli see vist kellegi teise korraldatud, nii et ma sain öelda, et tegelikult, et mina käisin esinemas, aga üritust korraldas keegi teine, ehk see oli tema ülesanne ja ma saatsin talle isegi oma repertuaari nimekirja. Saab olla ka nii, et ta laheneb sellisel moel. Aga see on see puhas praktika, millega tuleb tegeleda ja see sama töötasu puhul ikka see, et tahab 100 kätte saada ja tal ei ole arvet võimalik esitada. Sinu kulu on korda 1,75 väga ümmarguselt võttes. Kas sa oled arvestanud või mitte ja see maksude arvestamine on piisavalt keeruline asi, et isegi diplomiga matemaatikud on mulle jäänud vahele, et ühel hetkel läheb ikkagi sassi, et millist protsenti, millest sa arvutad. Võib-olla kõige klassikalisem on käibemaksu arvutus. Mu laps 12. klassis matemaatika ülesandeid tegi üks päev. Ja tükk aega me vaidlesime, et see 20% käibemaksu, et mida millest arvutatakse. Et kui sest reegel on ju see, et ilma käibemaksuta summale tuleb panna 20% juurde ja siis saadakse koos käibemaksuga summa. Kõige põhilisem viga, mis tehakse, on see, et aga kui on koos käibemaksuga summa, siis kui palju on käibemaks? Inimesed ütlevad automaatselt 20%. Aga kui te teete siukse pisikese arvutuse, et panete 100-le 20% juurde, saate 120. Aga kui te võtate 120-st 20%, siis on see 24. Ja need omavahel ei klapi. Ehk siis on see kogu aeg see küsimus, et mida ja millelt sa arvutad.
ja siis tuleb välja, et koos käibemaksuga summalt on käibemaks tegelikult mitte 1/5, vaid hoopis 1/6. Ja selles mõttes peab seda arvutuskäiku väga hästi jagama, et kumba pidi on ja meil läks lapsega tükk aega arusaamist, et see kummast perspektiivist sa parasjagu vaatad, annab sulle täitsa totaalselt erineva küsimuse selle vastuse. Aga on ka teisi teemasid jah, et vabatahtlikega seatud kulud, et ühelt poolt on see võimalus, et inimesed tõesti tahavad panustada, annavad hulga enda aega sinu hääs ja hüves, aga tavaliselt see ikkagi päris tasuta ei ole, sest üldjuhul on ikkagi see, et eriti kui sa tahad nagu tihedalt ametis oleks, siis kas või see, et ta ei peaks oma aega raiskama lõuna peale, siis on viisakas teda toitlustada, teinekord anda talle ikkagi mõni reklaamsärk selga, ühte-teist tänuks veel ja siis on ka väga selge, peab olema selge, et kas see siis tähendab ka eraldi maksustamist erisoodustuse näol või seda ei ole ja see on see, kus see spetsialist tuleb appi, sest nii kui on erisoodustus, siis on see sama koefitsient 1,75 kohe. Piletitulu arvutused, et ma olen näinud palju seda, et oma tulusse küll arvutatakse kokku, et ma müün 20 piletit, 50 euri ja raha on minu anja. Aga see, et kui mul on ühel hetkel käibemaksukohuslasest korraldaja, siis käibemaks läheb riigile, vahendustasud, sest kuskilt see pilet ju ostetakse, tõenäoliselt sa teed koostöölepingu mõne piletimüüjaga, kes võtab vahendusprotsente, aga ka mingeid püsitasusid, ka piletipõhjad, kui see prinditakse välja, maksavad midagi, aga ka see, et ühel hetkel väravas, kui keegi tahab veel väravast osta, et see sama müügipunkt, et kui inimene seal väravas on, müüb veebist pileteid, kas mul on seal printer olemas, kas mul on veebiühendus olemas, kõik muud sellised asjad, et ühel hetkel ka sellised nüansid, detailid on vaja kõik läbi mõelda ja neid üllatusi, mida vähem kogenud oled, seda rohkem neid üllatusi ka tuleb. Pärast poole kogemusega tuleb ja enam neid üllatusi nii palju ei ole. Ja see autoriühingute pool ka, et üks asi, et kui on kontserdil esitad kellegi teise laule, siis sa maksad ainult autoritasu, aga kui näiteks sa paned kontserdile kellegi salvestuse mängima, siis see tähendab seda, et tegelikult autorite ühing tahab tasu saada autorile, kes selle kirjutas, aga ka see esitaja, kes selle salvestuse tegi, tal on õigus saada tasu ja on õigus saada ka fonogrammi tootjal seda tasu, kes selle produktsiooni kõik tegi. Nii et ja tegelikult need nõusolekud peaks olema kirjalikult olemas enne üritust, sest vastasel juhul on tal võimalus rõõmsalt tulla lava peale ja öelda, et ma pole sulle nõusolekut andnud, sa ei tohi seda esitada ja mis sa siis teed oma kontserdile. Nii et selliseid ehmatusi oleme me siin iga näinud. Meeldivaid üllatusi on ka. Tulupoole näiteks see, et ühel hetkel, kui seda kontserdi teha, siis tegelikult ongi see, et bänd tahab võib-olla oma plaati müüa. Kas sina korraldajana, kui sa korraldad talle selle võimaluse, kas sealt võiks siis mingi protsent ka sulle kui korraldajale jääda. Suuremate kontsertide puhul ka see, et näiteks kui laululaval teed, siin on täitsa loogiline, et inimesed tahaksid osta kohvi, jäätist, veel midagi. Sul endal ei ole mõtet seda müüa. Sa pakud seda võimalust ärimeestele ja saad ise ka mingi kopika selle eest, et selle kauplemiskoha tasu saad oma eelarvesse, siis tema saab müüa ja saab oma tulu. Nii et ka sellised võimalused saab rääkida. No ja näiteks minu enda üks hullemaid kogemusi näiteks loodusliku pinnasega, et see samane Kassitoome kontsert, kus sümfooniaorkester Vanemusel mängis ja Keskkonnaamet on öelnud, et tohib kontserti teha seal ainult juhul, kui kogu murupind ja kõik jääb sellisesse seisu nagu oli. Me olime teinud isegi lava tarnijaga kõik kokkulepped, et kuidas ta tohib orgu minna, kuidas ta ei tohi orgu minna, kõik asjad olid lepingus olemas kuni trahvideni välja. Ja tegime neid trahve ka seal nii mõnigi kord. Aga see ei takistanud ühel hetkel Keskkonnaametil öelda, et näed, meil oli kokkulepe. Kokkulepet ei peetud. Meid ei huvita seda, et kas seal lava see rentija tegi midagi valesti. Meie näeme, et Vanemuine ei täitnud oma lubadust.
ja see jõudis üks aasta isegi lausa lehte, et tõenäoliselt meil järgmine aasta enam ei lubata seda kontserti teha, sellepärast, et ei suuda tagada, et pinnas säilib. Ja see oli üks igavene jahmatamine, et jah, me saime trahvid isegi kinni pidada sellelt, kes lihtsalt, temal oli töömees lihtsalt vaatas, et kedagi ei ole kontrollimas. Ma käin kiiresti all ära, viin asjad enne ära, kui ta näeb ja tegi selle jälje enne maha, kui ta jõudis selle lava üldse üleski panna. Ja siis, no mis see siis teed? Aga järgmine aasta on vaja kontserti teha ja lahendada ta tuli ja lahendatud ta ka sai. Aga ühel hetkel see on igavene vaev ja tasub teid hoiatada, et ühel hetkel, kes te olete ühel hetkel Toomemäel, mis iganes aladel, millised nõuded seal on, kas on vaja mingid tegevuslubasid, liikluspiiranguid, kõik siuksed asjad, et need asjad on kõik teema. Ja sellega olen ma vähemasti ametliku osa nüüd kõik ammendanud. Ehk mul ei jäänud midagi kahe silma vahele, aga ei või kunagi teada. Küsida saab nii kontakti ja programmiliini juhi kaudu kui otse, aga see ei tähenda, et meil see tänane õhtu veel on lõppenud, nii et ma küsimustele veel hea meelega vastan, et kes peab ära minema, see peab ära minema. Aga küsimusi saab veel küsida ja kella 6-ni olen ma valmis neid ka täna vastama. Ja hulk materjale jõuab teile muidugi ka hiljem. Ja, suur aitäh. Meil on mõned küsimused on tulnud ka ja alustaks sellistest kuldreeglitest. Seletan lahti, et olme planeerimine, prügivedu WC, lähtutakse osalejate arv korda 20 €. Tehakse selline eelnev planeerimine. Kas sarnaseid kuldreegleid on veel? See on väga hea küsimus. Mina selliseid kuldreegleid üldjuhul suhtun skeptisega. Ja skeptisega sellepärast, et kui ma tuletan meelde seda Piret Ausi ja Kristiina Alliksaare lauset, et see on üks eeldusi, et ta läheb maksma nii palju, see 20 € ühe inimese kohta. Tegelikkuses on minu soovitus ikkagi vaadata üle, et mis tegevusi siis tegelikult on vaja teha, milliseid pakkumisi on vaja võtta ja vaadata, mis tegelikult maksab. Et võib-olla alguses eelarvet tehes, võib-olla on võimalik see töö jätta tegemata ja lükata edasi ja loota, et ehk see 20 välja veab. Aga pärast on teil ühel hetkel oluline ikkagi aru saada, et mis siis tegelikult on. Et kui on selge, et teil on linnaga kooskõlastamisel vaja panna üles nii ja nii palju käimlaid, nii ja nii palju prügikaste, tühjendada neid selle intervalli tagant, minu pärast teha seal ka mingite nõude vahetusi või asju, et siis see tasub ka ühel hetkel tegelikult üksipulgi üle käia, et mis seal siis tegelikult kulub. Ja nii palju ma tean, et ka meie ise ju siin praegu korraldame, et Accento poolt tekiks ka mingi sellist moodi strateegia ja ettepanek, et mida sellistel üritustel teha, nii et jalgratast ei pea leiutama, see strateegiad ja asjad, mida üritustel roheliselt korraldades teha on vaja, need ülevaated meil tekivad siin tõenäoliselt lausa suveks. Aga et see tasub ühel hetkel kindlasti eraldi üle vaadata, et võib see 20 olla jumala õige ja ehk leiab ka seda kinnitust, kes on sellise rahaga hakkama saanud. Aga ma hea meelega ise tahaks pigem kontrollida, et kas see tegelikult ka hakkama saab. Väga hea. Siis sa mainisid sihtasutuse eelarvet ja programmi eelarvet, et kui sihtasutusel oli 21 miljonit kultuuripealinna programmi peale kulub sellest 15, siis mis selle 6 miljoniga tehakse, mis siis programmist üle jääb? See, et teil ei jääks ka kahe silma vahele, mida me veel teeme, siis on ju see, et sellest programmist on ju vaja ka teada anda. Nii et selles osas on ju ka kõik teavituskommunikatsioon ja kõik need üldtegevused, mis projektide kohta kokku läheb. Nii et kogu see teavituspool ja sellega me oleme ju praegu juba pihta hakanud, on olemas kodulehed, on olemas uudistevoog
pildimaterjalid, maamärgid, asjad, nii et see on üks väga suur valdkond ja teine on ka see sama üldvaldkond, mida me teil palume öelda, et mis on meeskonna palgad, mis on need töökohtade kulud, nii et seal samas selle väljaspool programmi kulusid on ka kogu meie meeskond, keda meid siis tänaseks on 14 ja turundusjuht peaks kevade jooksul lisanduma, kõigi nende palgad, aga ka nende töövahendid, arvutid, transpordid, kui seda vaja peaks olema ja nii edasi, nii et sinna kulub oma jagu ja kui seal oli ka jutt, et see samast 24-st 21 on meil olemas ja tuleb ka taotleda ühte teist, siis me ise ka teame väga hästi, et näiteks sponsorid, kui me sealt selle raha leiame, siis me mingi jao kulutame ka ju sellega sponsorile tagasi, et tagada talle siis kas kuskil üritustel juurdepääs, võib-olla me peame tootma mingid spetslogosid, pilte, kleeps, no mis iganes lahendus seal ühel hetkel on. Nii et ka sinna läheb kulusid juurde ja samamoodi me ka üldkuludeks ühel hetkel küsime juurde, et kas või partnerite juurde reisida, kui see kõik lahti läheb. Kui need on näiteks Nordenile sobivalt Skandinaavias ja Balti riikides, siis see on ka koht, kus me ise saame omade kulude katteks veel lisa küsida. Nii et seal tegemist on ja iseenesest ka nendes eelarve näidetes on nii-öelda kulude struktuuri mõttes on ka see sama sihtasutuse eelarve näide tegelikult olemas. Et kuidas programm jaguneb, kuidas teavitus jaguneb, ka milliste kululiikidega need üldkulud jagunevad. Nii et see on üks näide teile endale seal ka vaadata, et kuidas me praegu oma tiimi sees seda eelarvet peame. Väga hea. Järgmine küsimus. Kui korraldaja on käibemaksukohuslane, kas sel juhul käibemaks ei ole abikõlbulik? See on nüüd väga hea edasi jõudnud küsimus. Üldjuhul on riigi reeglistik on niimoodi, et kui toetust saadakse riigilt või oma valitsuselt, siis nendest vahenditest tehtud kulutustel ei tohi käibemaksu tagasi arvestada. See on üldreegel. Aga ma tean, et mõningatel juhtudel on olnud erandeid, et kui see meede just on eraldi kirjutanud ja öelnud, et on võimalik niimoodi, et käibemaksu kohuslane ütlebki, et ta siis saab toetust kasutada ainult ilma käibemaksude summas ja paneb ise käibemaksu juurde ja saab ka seda tagasi arvestada, siis meetmeti on neid erandeid olemas. Ja siin tulebki siis selle korraldajaga me peaks omavahel siin natuke põrgatama, et mis juhus siin täpselt on. Aga üldreegel on see, et riiklikust toetusest saadud summadest tehtud kulutustelt käibemaksu tagasi küsida ei tohi. See on üldreegel. Aitäh. Küsimuse esitas Liisa-Lotta, tema saab siis küsida edaspidi täpsustusi kui tarvis. Aga järgmine küsimus on, kas kunstilisest lahendusest sõltuvad eelarveread, näiteks dekoratsioon, võivad olla hinnangulised vastavalt eelnevale kogemusele? Jälle üks väga hea küsimus. Ja see on see koht, kus teatritaustaga inimene on millegipärast eriti skeptiline selliste hinnanguliste eelarvete puhul. Sest tuleb tunnistada, et tegelikult ega meie kunstnikud on väga mitmekülgsed ja originaalsed ja tegelikult on väga keeruline mingit eelarvet paika panna, kui sa ei tea, millisest materjalist, millistes hulkades mingit asja tehakse ja võrdluses kas või teatriga, et on nagu suur vahe, kas tullakse sellise kontseptsiooniga nagu näiteks tantsuetendustel tihtipeale on see, et kuna tantsijatel on palju ruumi vaja, siis dekoratsioon ei saa palju olla, sest see võtaks tantsuruumi ära ja siis on rõhutud kas siis nendele riputistele või siis kostüümidele või valgusele ja siis on see, et jah, dekoratsioonide eelarve saab olla väiksem, aga kuskil mujal jälle kulub rohkem. Või ka see, et mõnes etenduses ühel hetkel tehakse võib-olla sellise varjuteatrina asjad ära, mis ei võta teab mis eelarvet,
aga teisel juhul on vaja mingid spetsiaalsed kostüümid teha, nagu näiteks seal Kaunitarise kolletises. Ühel hetkel on see kellakapp, mis tantsib ja siis on mingi tass, kus ühel hetkel tõesti sõna otseses mõttes tulebki tossu välja. Need lahendused on niivõrd erinevad, et jah, ka teatris me panime lihtsalt jõuga mingid eelarvepiirid ja lootsime, et see edasi välja tuleb. Aga tegelikkuses selleks, et aru saada, mis mul tegelikult kulub ja kas ma tegelikult sellega hakkama saan, on jälle see usaldaga kontrolli asi, et tegelikult ühel hetkel peavad need asjad jõudma sinna nimekirja ka, et sõna otseses mõttes mul lähebki nii mitu ruutmeetrit vineeri, nii palju värvi, nii palju töötunde läheb selle värvimiseks, kuivatamiseks, veel millegi ülekäimiseks, et ma tegelikult ikkagi soovitan ühel hetkel jõuda sinna välja. Ma saan aru, et selles ajagraafikus, mis meil praegu on, et paljudel ei ole kõik need kontseptsioonid veel üldse lõpuni välja mõeldudki ja seda eelarvet on keeruline teha. Aga samas mingid näitevariante kas või proovidagi läbi arutada, see on teile endale jube kasulik, sest need vahed on pehmelt öeldes ikkagi pöörased, mida on võimalik ka kas või see, et Sadamateatri 100 ruutu või suure maja 800 ruutu, sellest saadakse päris hästi aru, aga ka selle sama Sadamateatri asja peale on võimalik väga erinevaid kujundusi ja asju teha. Nii et ma ja seesama, et kas odavam või kallim, ka see on asi, mida ma olen ajaloos hästi palju pidanud seda vaidlust pidama. Et mõnel juhul marlist ja vineerist tehtud lahendus on palju nutikam, kavalam, efektsem kui see, et ma ostan Ameerikast mingid tohutu peened asjad ja pärast see näeb välja nagu tavaline mingi värviline asi. Et neid vaidlusi olen ma elus pidanud ja küllap saan edaspidi ka pidada, et tegelikult see, kas on odav või kallis, ei tähenda seda automaatselt, et ta on kvaliteetne või uhke, et tegelikult seda enam on vaja need asjad ühel hetkel üle arvutada kõik. Väga hea. Aga räägime korraks nendest hinnapakkumistest. Et sa tõid just sisse selle, kas on odav või kallis. Ütleme, mina korraldajana leian, et see materjal ja see objekt on nüüd minu jaoks oluline, sest ma hindan tema kvaliteeti, võtan selle asja peale hinnapakkumise, aga eelarve hindajad vaatavad, et miks sa nii kalli asja võtsid. Et kuidas on nende hangetega nii-öelda, et kas ma pean võtma alati selle odavama hinnapakkumise järgi? Vaat see on nüüd jälle küsimus, et see, et kuidas seda asja nagu põhjendada ja miks, et esiteks, milles see kvaliteet seisneb ja ka mida selle kvaliteedi all silmas peetakse. Sest näiteks ka jälle teatrimaailmast on meil olnud ka selliseid vaidlusi, et näiteks kas või see, et kui on see prinditud mingi riputis kuskil, siis ka selle faili resolutsioon, et ühelt poolt on see, et mida täpsem resolutsioon on, seda selgem tuleb kogu see kujutis, mis sinna trükitakse, aga see tähendab seda, et esiteks iga masinaga ei saa seda trükkida, see läheb kallimaks, ka kunstnikul selle tööfaili tootmine on oluliselt keerulisem, sest ta peab palju rohkem ütte sinna käsitsi peale joonistama. Ja siis on küsimus, et see, et milles see kvaliteet siis on, et kui sa seisad meetri peal, siis ma saan aru, miks seda kvaliteedi tahta. Aga kui sa mõtled, et see on 17 meetri sügavusega lava tagasein, ja seda üldse kõige lähemalt saadakse vaadata 18 meetri pealt, siis on ka küsimus, et miks me seda kvaliteeti tegelikult taga ajame, kui inimene tegelikult ei näegi seda. Ja siis oligi, et mitmel juhul me jõudsime sinna välja, et kunstnik tahab seda kvaliteeti selle pärast, et kuna lavastustest tehakse pilte ka lähivaates, et siis ta näeks seal hea välja. Ja aktsepteeriski, et aga publik ei näegi seda mitte kunagi. No ja vaata, siis on see, et läbirääkimiste küsimus, et kumb on siis oluline. Kui meil on raha palju, siis me võime seda endale lubada. Kui meil ei ole seda raha palju, siis me peame ühel hetkel tegema otsuse, et hästi lubame siin head kvaliteeti, aga mida sa siis ära jätad? Mis sul tegemata jääb? Mis tegevused on siis katmata? Ja toes selle siis ka siia konteksti näiteks turundustegevuste osas, siis meil on mõnegi projektiga olnud ka seda
seda juba väitlemist siin, et näiteks kommunikatsioonis tahetakse kasutada mingit kindlat kanalit, on see siis mõni ajakiri või autor või mingi muu asi ja ollakse sellest väga kindel, et jah, vaat see on see, kust ma oma selle persoonad kõik kätte saan, keda ma külaliseks ootan. Ja meie kommunikatsiooni inimesed ütlevad, et aga kui ma vaatan neid persoonasid, kes te olete kirjutanud, siis seal on hoopis teist tüüpi inimesed, nad ei loegi seda ajakirja võib-olla. Et kas see asi nagu omavahel proportsioonides nagu klapib või mitte. Ja sealt ma siis juhingi tagasi teema, et jah, kvaliteedi hinnang võib olla ja teile endale võib see olla isegi väga oluline, aga kas te suudate meid ka ära veenda ja kas need alternatiivid, mis teil tegelikult on ja selleks me ju neid riskistsenaariumeid seal ühel hetkel ju kirjeldame. Et kas need alternatiivid tegelikult on läbimõeldud ja kas seal ei jää mitte see, nagu ütleme, startup ettevõtetel ühel hetkel on selline mõiste nagu raketi poleerimine. Et võib-olla mõni asi põhjust teha mitte nii säravaks ära, vaid panna enne müüki juba proovida, kas see asi toimib ja vähem tegelda nende ilusate asjadega seal. Aga et kõigepealt võtaks need asjad, mis töötavad saame põhiasi ära ja kui meil siis vahendid üle jääb, siis me võime teha asju ilusaks ka ja jõuame äkki nende kvaliteetideni ka. Ja jällegi see, et jah, võib-olla mõni põrandakatte ei ole nii sile ja sobiv, aga kui seda võib-olla isegi ei nähta, et siis tuleb osata ka mõnel juhul ka lahti lasta ühest või teisest ideest. Väga hea. Ole hea, räägi veel hinnapakkumistest. Kas meil on reegel, mitu hinnapakkumist tuleb võtta? No näiteks, et ma pean võtma 3 hinnapakkumist ja valima nendest odavaima. Kas meil on sellist reeglit? Tänasel hetkel veel allkirjastatud reeglit sellist ei ole, aga see, et me mingite hankeasjadega peame siin tegelema, see tõenäoliselt tuleb. Aga seal on jällegi, et üldreegel on see, et kui kasutatakse avalikku raha, siis üldjuhul peaks kasutama ka neid reegleid, mida avalik sektor ise kasutab. Ehk isegi kui meie siin ei kirjuta sellist paberit ette, siis kuna on tegemist riigi ja Tartu linna ja kohalike omavalitsuste rahaga, mis tähendab ka seda, et kogu selle hanke reeglistiku kasutamine kehtib, siis tegelikult hankeseadustik on põhjust üle vaadata, sest kui sinna piiridesse see läheb, siis peaks neid hankeid tegema. Minu meelest teenustel asjadel olid seal need piirid kusagil 30-40 000 alates ehitustel kallimad, aga mida tuleb küll jälgida, et Tartu linn ise on endale teinud sellise reegli, et kui millegi maksumus on üle 5000 euro ilma käibemaksuta, siis tuleb vähemalt teine pakkumine kõrvale võtta. Plus on öeldud, et igal juhul, kui nagu tekib kas küsimusi või kõhklusi, siis ei ole kunagi paha see teine ka väiksemate summade juures kõrvale võtta. Sest lõpuks on see, et see on info teile endale. Et kas te teete hea pakkumise või mitte, et kas te saite hea hinna ja tõesti nii, et see sobib. Ja mõnel juhul on see ka lihtsalt kasulik kontrollida, et kas mu partner ikkagi püüab ja annab tegelikult mulle ka selle hinna, et see on kõige parem. Ja ühtlasi sealt tuleneb ka see, et ka see pakkumiste sõnastamine, et mida ma tahan, on hästi oluline asi, et kui see sõnastada üldiselt, pakkuja isegi ei tea, mida ta sulle pakub. Ei pruugigi pakkumist saada, aga et see, et aru saada, et mida ma tahan, selle sõnastamine on hästi oluline asi. Väga hea, et hinnapakkumiste reeglid me selgitame välja ja nii-öelda paneme emalt poolt lukku. Siin on väga hea kommentaar, et riigiasutustel on 3 hinnapakkumise reegel. Et siis vaatame, kas see kehtib ka sihtasutuse puhul. No, ma saan öelda seda, et kuni meil neid paberid ei ole tehtud, siis tegelikult kehtivad riigiseadustik, hankeseadus ja teine, mis puudutab Tartu linna hangete kord. Et kuna me oleme Tartu linna asutatud sihtasutus, siis need kehtivad meile automaatselt juba nii ehk naa. Ja mul vähemalt endal ei ole küll seda tunnet, et me tahaks seda kuidagi täpsemaks või ka kitsamaks teha, sest need on juba piisavalt kitsad asjad.
et tegelikult üldjoontes nendes dokumentides on täna olemas ja me saame vahendada näiteks lingid nendele, et me ei pea neid ise eraldi üldse nagu kehtestama. Väga hea. Siis 2 minutit on meil veel jäänud. Siin on selline pileti hinda puudutav küsimus. Kuidas oleks mõistlik ürituste pileti hinda täna planeerida ja kuivõrd on oluline ühtlustada pileti hindu erinevate projektide ja sündmustega Tartu 2024 raames? No ütleme niimoodi, et eks see pileti hinna nii-öelda loomine, see on siuke omaette teadus. Ja ma isegi praegusel hetkel kohe nagu täitmetodoloogiat siin välja ei pakuks, aga üldjoontes nii palju, kui ma nägin, kuidas töötas Vanemuise turundus, siis ju käib eelkõige niimoodi, et üks asi on monitoorimine, et kes sarnaseid kontserte, teatrietendusi teevad, mis hindadega nemad müüvad. Kui keegi müüb kallimalt, siis mis põhjusel või millega ta argumenteerib, et ta müüb kallimalt. Et need asjad tasub teada. Teine asi ka see, et kas see pilet peab üldse kogu platsi osas olema ühtlane või saab teha nii, et tükk aega ei ole vett võtnud siis. Ja. Et esireas on kallim, tagareas on odavam ja ka need asjad tasub omavahel ära teha. Ja iseenesest mulle tundub, et me võiks projektide vahel seda infot ühel hetkel jagada, aga seda, et me siit keskstaabist nii-öelda hakkaks neid hindu nii-öelda reguleerima või kuidagi tahaks neid ise otsustada, seda tõenäoliselt ei ole meil põhjust teha. Aga see infovahetus võib-olla on ühel hetkel küll, et kui meil on selge, kõik projektid on esitatud, teada, kes kuhu pileteid kavatseb müüa, siis me võime sellist inforingi ühel hetkel teha, et kas see on põhjendatud või ei ole ja millist hindadega siis võrreldes nüüd kõigi muude korraldajatega, mida sealt on siis mõtet küsida. Aga suur aitäh, kell on saanud 6, aeg on lennanud väga kiirelt. Siin on veel mõned küsimused tulnud ja Triin ka siin kirjutab, et kõik küsimused, mis meil täna vastuseta jäid, jõuavad meil sinna korduma kippuvate küsimuste faili. Et kindlasti saate need vastused ja me kohtume siis järgmisel seminaril, kus me saame eelarvet terve päev otsa analüüsida ja arutada. Toomas, kas sa tahad veel paar sõna lõpetuseks öelda? Lõpetuseks aitäh välja kannatamast see 2 tundi päris keerulist asja. Ja see tähendab seda, et 19. ma teen sellest tänasest ainult üsna lühikese kokkuvõtte, et need materjalid ju tulevad teile kaasa ja 19 me eelkõige keskendume ikkagi rahastajate leidmisele ja nendele asjadele, et kellele ja kuidas küsida, mis aspektid seal on ja siis ma loodan väga oma kolleegile Sille Talvetundile, kes toda poolt kureerib ja sealt sinna kõva panuse paneb. Nii et kohtumiseni 19. märts. Ja suur aitäh teile, ilusat õhtut!